Isa naeris ja ütles, et jääkidest ei saa tõelist tööd. Minu vend viskas laua taga mu poole pilgu ja muigas. Tõeliselt rumal mõte, lausus ta. Ise jääsin vait, vaatasin oma riisipalli ja teesklesin, et olen teravalt huvitatud igast terast. Keegi ei küsinud, millega ma tegelikult tegelen. Keegi ei vaadanud isegi üles oma taldrikutelt. Vestlus voolas edasi, nagu ei oleks ma kunagi midagi öelnud, nagu oleksin lihtsalt ilmaasjata maininud ilmaolusid. Söögilaud, mille ümber istusime, oli sama, mida olime alati kasutanud, servadest veidi narmendav, seal, kus mu vend kukutas 12-aastasena potikaane. Ülevalt rippuv lamp vilkus, kui keegi tõusis liiga kiiresti. Riisi ja supi lõhn oli sama, mis alati, see tähendas perekonda rohkem, kui toit kunagi saaks. Isa istus laua otsas, õlad sirgelt ja rinna ette, justkui oleks tema keha olnud kaitsevarustus, mille ta oli endale valinud. Talle meeldis hariduse väärtus, ametinimetused, kellad, mis tiksumisega tööpäeva algust ja lõppu märkisid. Töö tähendas tema jaoks midagi, mida sai naabrile ühes lauses seletada, ilma piinlikkust tundmata, midagi, mis oli austusväärne ja normaalne. Minu vend, istudes seal oma telefoniga, näksis toitu ja kuulas poolikult, osaliselt kohal. Ta töötas raamatupidamisfirmas kesklinnas, kandis pressitud särke ja sõitis autoga, millele meie vanemad olid aidanud raha koguda. Teda iseloomustas praktilisus, mis näis kindel, justkui oleks ta jalutanud juba teiste poolt sillutatud teedel. Ema liikus vaikselt pliidi ja laua vahel, asetades kausse ettevaatlikult. Ta ei öelnud palju, harva, kui konflikt õhus oli. Tema vaikimine oli rahu hoidmise viis, isegi kui see tähendas, et asjad jäid lahendamata. Ja siis olin mina, Lydia Thompson, pereliige, kes ei sobinud kunagi lausetesse, mida teised tahtsid lõpetada. Ma ei plaaninud seda öösel välja tuua, teadsin paremini, kui tuua hapraid mõtteid ruumidesse, kus valitses kindel arusaam. Kuid keegi küsis, millega ma viimasel ajal tegelenud olin, ja sõnad libisesid mu huultelt välja enne, kui hirm suutis neid peatada. Olen millegi kallal töötanud, ütlesin ma, see puudutab toidujäätmete vähendamist, jääke pagaritöökodadest ja restoranidest, ühendamine inimestega, kellele neid vaja on, või müük soodushinnaga enne, kui need minema visatakse. See oli kõik, mis ma jõudsin öelda, enne kui isa naeris. Mitte julmalt ega valjusti, aga piisavalt, et lõpetada vestlus enne, kui see algas. Jäägid ei ole tõeline töö, lausus ta. Minu vend ei vaevunud isegi oma telefonilt üles vaatama. See on rumal mõte. Kes maksab vanade leibade eest? Ei ühtegi järgmist küsimust, ei huvi, ei miks, võin kuidas, võid räägi rohkem. Vestlus liikus edasi, nagu oleksin maininud mööduvat mõtet, mitte midagi, mille kallal olin kuude kaupa uurinud. Olin oma kausile vahtides vaid noogutanud, teeseldes, et olen nõus. Ei olnud see naer, mis kõige rohkem haiget tegi, vaid huvi puudumine, mu idee kadumine ruumis, jättes endast maha vaid tuulehu. Ma ei olnud vihane ega üllatunudki. Olin üles kasvanud, mõistes selle maja reegleid, praktilisus üle võimaluse, turvalisus üle uudishimu, leia stabiilne töö, säästa raha, ära võtta ebavajalikke riske. Oli öö, mil ma leidsin end voodis, mõtted keerlemas nagu tuulekeeris. Elu, nagu ma seda tundsin, tundus muutuvat ja samas ka staatilisena. Minu lapsepõlve käskude seas, mis mängisid mu peas nagu igavene meloodia, olid riskid peamine teema. Need käsklused olid nii sageli korduvad, et tundusid justkui looduslikud seadused, mitte valikud. Siiski oli minus üks väike nurk, mis lootis, et keegi küsib midagi, mis paneks mind hetkeks seisma, näiteks, miks jäägid? Või mida sa mõtlesid, kui seda välja pakkusid? Kuid vastuseks sain vaid vaikuse. Seejärel järgnes vestlus mu venna edutamisest ja küsimused, kas ma ikka kohtan seda toredat raamatupidajat kirikust. Kuid õhtul, voodis lamades, käis mu peas sama hetk pidevalt ringi. Kas ma oleks pidanud oma ideed paremini seletama? Kas ma oleks pidanud kasutama numbreid, statistikat, loogikat, midagi, mis kõlaks austusväärsemalt? Kuid sügaval sisimas teadsin, et see poleks midagi muutnud. Probleem ei olnud selles, et idee polnud selge, probleem oli selles, et see ei mahtunud nende usutavasse eduskuju. Sel ööl õppisin ma midagi olulist, kui valid tee, mis veel ei eksisteeri, ei tohiks sa oodata aplausi. Mõnikord ei saa sa isegi tunnustust. Ma ei otsustanud neid valele teele suunata, selline motivatsioon kustub kiiresti, jättes maha vaid tuhk.
Selle asemel valisin ma vaiksema ja raskema tee, mis oleks kauakestvam. Kui nemad ei saanud uskuda, siis usun mina piisavalt kaua, et näha, mis juhtub. Mu idee ei tulnud ambitsioonist, see tuli tähelepanekust. Igal õhtul, jalutades koju oma osalise tööajaga kohvikust, möödusin väikesest pagarijärist, mis asus nurgal. Enne sulgemist tõid töötajad välja suured prügikotid, rasked ja täis toitu, mis visati prügikasti. Ühel õhtul purunes kott ja soe, täiesti söödav leib voolas asfaldile, croissantid, baguetteid ja kuklid justkui ei tähendaks need midagi. Seisin seal kauem, kui oleksin pidanud. Teisel pool tänavat asuvas hämaralt valgustatud kortermajas elasid pered, kes arvestasid iga dollari. Teadsin seda, sest olin üles kasvanud sarnastes kohtades. Nälg ei näinud alati välja nagu tühjad taldrikud, mõnikord nägi see välja nagu toidukordade venitamine, teise käiku vahele jätmine, vale mängimine, et keegi teine saaks süüa. Ühe tänava poole visatud toit, teisel pool vajalik toit. Hakkasin küsimusi esitama, kuid keegi ei tundunud huvitavat vastata. Miks see nii oli? Miks see tundus normaalsena? Ja mis kõige tähtsam, kas see võiks olla teisiti? Veetsin öid, lugedes toidujäätmete kohta teistes riikides. Leidsin lugusid platvormidest Euroopas, mis katsetasid ülekülluslike toiduainete rakendustega, mis müüsid üllatuskotte soodushinnaga ja kogukonnagruppidest, mis jaotasid ülejäägid selle asemel, et need ära visata. Miski polnud perfektne, kuid idee, et jäägid võiksid olla väärtus, mitte häbi, kerkis pidevalt esile. See sõna jäi minuga, väärtus, mitte heategevus. Mis siis, kui jäägid ei olnud midagi, mida sa peidad, vaid midagi, mida sa ümber kujundad? Mis siis, kui need ei olnud liigse sümbolid, vaid võimalused efektiivsuseks, ligipääsuks ja väärikuseks? Pärast seda õhtusööki ei rääkinud ma oma pereliikmetele enam sellest. Õppisin hoidma oma mõtteid endas, nagu nad oleksid hoolikalt kokku volditud. Mu vaikimine ei tulnud vihast, vaid enese kaitsmise vajadusest. Liigne selgitamine liiga vara on ohtlik, see paljastab habrasid ideid kõvadest arvamustest. 3 aastat hiljem, seistes ülerahvastatud ärisaalis, ei tundnud ma end võitjana. Pigem olin segaduses. Valgused sirasid intensiivselt, vestlused põimusid omavahel, inimesed rääkisid mõõdikute, kasvu ja suuruse keeles, sõnad, mis mind kunagi hirmutasid, hõljusid nüüd ümberringi nagu taustamüra. Kui mu isa sõber kummardus ja küsis, miks sa kunagi ei öelnud, et su tütar juhib seda $150 miljonit väärtuses ettevõtet, nägin, kuidas mu isa nägu hetkega muutus. Segadus, üllatus, peaaegu uskumatuse tunne. Ta ei tundunud esialgu uhke, vaid pigem jahmunud, nagu oleks lugu, mida ta endale minust rääkis, enam ei kehtinud. Sel ööl, kui mu telefon helises ja ekraanil vilkus tema nimi, lasin kõne minna, mitte kättemaksuks, vaid seetõttu, et ma polnud valmis 3 aasta pikkust vaikimist üheks vestluseks kokku suruma. Selleks oli aega hiljem. Sest see lugu ei alanud edust, vaid naerust õhtusöögi laua ääres. Enne, kui mõistmine saabus, tuli teha tööd. See ei näinud välja nagu startup. Ei logo, ei kontorit, ei esitlusi, ei ingelinvestoreid, ei visiitkaarte, ei liftikõnesid, mis peegli ees harjutatud. Ainult kasutatud mootorratas, mille ostsin $300 eest mehelt, kes kolis Texasesse, paar pragunenud plastikust kasti, mille ma palusin naabruses olevast mugavuspoodist, paar kindaid, mis veel kergelt pesuvahendi lõhna kandsid, ja hunnik kasutatud plastikkotte, mille olin oma toiduainetest kogunud. Minu vorm oli tolmumask, kapuutsiga särk ja kulunud tennisetossud. Kui keegi oleks minust kaugelt foto teinud, oleks nad võinud arvata, et olen hiline koristaja. Ausalt öeldes tundsingi end enamiku öödest just nii, nagu keegi, keda oli palgatud koristama maailma neid osi, mida keegi ei tahtnud tunnistada. Mäletan selgelt esimest ööd. Kell oli üle 10, kui parkisin väikese pagaripoe ette, mis asus 2 tänavat kaugusel mu korterist. Olin sellest kohast piisavalt kordi möödunud, et teada nende sulgemisaega. Olin ka lihtsalt vaatamise põhjal aru saanud, et nende müümata küpsetised ei jõudnud hommikuni, need visati mustadesse prügikottidesse, tihedalt kinni seotud, visatud tagaukse taha, veel soojad, veel söödavad, kuid raisatud. Mu süda peksis, kui astusin sisse. Suletud silt oli juba keeratud ja tuled olid hämarad. Naine seisis leti taga, virnates aluseid ja hummutades endale. Peatusin ukse juures, harjutasin oma lauset veel kord ja astusin sisse. Hei, vabandust, et segan.
kui teil on täna õhtul ülejäänud küpsetisi, kas võiksin mõned võtta? Ta vaatas aeglaselt üles, esialgu segaduses, siis ettevaatlikult, sa mõtled endale. Noogutasin, olin liiga häbelik, et kogu plaani selgitada, liiga kartlik, et ta naerma hakkaks, nagu oli teinud mu perekond. Ta viibis hetkeks, siis naeratas poolikult, poolik murega, me tavaliselt lihtsalt viskame need ära, aga ma arvan, et võin sulle paar anda. Tänasin teda kohmetult, kui ta pakkis 3 croissanti paberisse ja libistas need leti kaudu üle. Ta ei saanud silmsidet luua, nagu oleks ta mures, et keegi näeb teda midagi ebatavalist tegemas. See jalutuskäik koju oli mu raskem teekond. Töötasin juba mõnda aega, kui kommimagus ja võine lõhn mind köitis. Kuid uhkusest polnud jälgegi, pigem valdas mind piinlikkus. Piinlikkus selle üle, et polnud avameelselt tunnistanud, mida ma tõeliselt teen. Piinlikkus, et olin vastu võtnud tema kahtleva pilgu. Piinlikkus, et püüdsin midagi kasulikku luua asjadest, mille maailma juba väärtusetuks oli kuulutanud. Siis aga möödusin pagaritöökoja tagusest kitsast tänavast ja silmasin seda, prükkar, mille sisu oli avanenud, ning 3 tervet leiba, mis lebasid kõnniteel nagu kõrvale heidetud ideed. Just sel hetkel otsustasin tagasi pöörduda. Järgneva nädala jooksul külastasin veel 2 poodi. Üks neist andis mulle oma ülejäägid kahtlemata, isegi mõned külmad võileivad, mis olid vitriinis ootamas. Teine aga ütles otse, et nad ei soovi riski, mis siis, kui keegi jääb haigeks ja süüdistab meid. Ma ei vaielnud vastu, tänasin neid ja lahkusin. Kõige enam haigutasid mitte tagasilöögid, vaid pilgud, kahtlus, haletsus, naer, nagu oleksin iseendale toitu otsimas, nagu see oleks mingi keeruline vabandus, et mitte päris tööd teha. Iga kord, kui keegi nimetas mind ülejääkide tüdrukuks või andis mulle kotti, nagu annetaks nad usaldamatult heategevusele, tahtsin ma lihtsalt kaduda. Kuid ma jätkasin kogumist. Teise nädala lõpuks oli mul piisavalt, et proovida midagi uut. Jagasin toidu väiksemateks pakkideks, märkisin igaühe peale ülesvõtmise kuupäeva ja lisasin kleebise, mille olin kodus oma odava tindiprinteriga kokku trükkinud. Värsked, head kunidi. Ja täitsin kellaaja musta markeriga. Mässisin iga pakendi nagu kingituse. Kui ma ei kohtle toitu väärikusega, kuidas võiksin oodata, et keegi teine seda teeks? Siis tuli kätte tõeline väljakutse, toidu jagamine. Alustasin ilmselgelt kohaliku pargiga, kus sageli viibisid kodutud. Ulatasin ühele mehele, kes istus üksi pingil, pakitud võileiva. Ei, aitäh, raputas ta pead. See on ikka värske, ütlesin ma õrnalt. Ta vaatas sildile ja siis minule, ikka veel nagu oleks see prügi. Teine naine lõi mind käega, pomisedes, eelistaksin pigem nälgida, kui süüa seda, mille keegi ära viskas. Ma polnud selliseks valmis. Olin arvanud, et inimesed tunnevad tänulikkust, et vajadus ületab uhkuse, kuid ma eksisin. Ühiskonnas, mis on äraootava pakendamise ja staatuse kinnisideedega, on isegi ellujäämine oma hierarhiaga. Inimesed ei tahtnud mitte ainult toitu, nad soovisid tunda end turvaliselt ja austatuna, kui nad seda said. Koduses vaikuses istusin põrandal, ümbritsetud mittekohtatud kastidest. Olin väsinud. Ma polnud kellelegi rääkinud, mida ma teen. Mul polnud sellele isegi nime, rääkimata plaanist, mis ületas järgmise öö. Sel ööl kirjutasin oma päevikusse, kui see peab toimima, pean õppima, kuidas toimetada usaldust, mitte ainult toitu. Nii hakkasin õppima. Vaatasin YouTube'i videoid toiduohutusest, küsisin sõbralt, kes õpib mikrobioloogiat, toidu säilitamise ajakavade kohta ja ostsin garaažimüügi käigus kasutatud jahutuskarbi. Muutsin silte, muutsin sõnumi ülejääkidest päästetud toitudeks. See tundus olevat sihipärasem, lootustandev. Järgmise nädala jooksul naasin samasse parki. Seekord andsin samale mehele tihedalt suletud pakendi. See on kohvikust, mis müüb lõunaks välja enamikul päevadest, ütlesin. Neil oli täna ülejääke. Ta ei vastanud, kuid võttis selle vastu. Mõned päevad hiljem küsis ta minult, kas sul on jälle neid kaneelirulle. Ma naeratasin, teades, et mul on neid veel palju. Paljud keeldusid endiselt, isegi näljas olles, kuid mõned hakkasid mind juba tundma. Üks öövaht, kes töötas öösiti, küsis, kas sul on midagi pehmet. Mu hambad ei ole just kõige paremad. Üks kuller ütles, aitäh eelneva eest, see tõi mulle meelde, kui mu ema küpsetama hakkas.
Need hetked ei saanud kunagi viiruslikuks, need ei jõudnud sotsiaalmeediasse. Ma ei teinud fotosid ega postitanud värskendusi, sest kartsin, et keegi küsib, kes sa arvad end olevat. Kuid sügaval sisimas toimus midagi. Iga väike ühendus õmbles veidi rohkem usku sellesse, mida ma tegin. Üks pagaritööstuse omanik hakkas mulle enne sulgemisaega sõnumeid saatma, meil on täna mõned üle, tule läbi. Ühel korral seisis naine, kes oli varem keeldunud, nüüd oma värava juures, kui ma mööda läksin. See polnud veel täielik edu, kuid piisav, et jätkata. Mul ei olnud kapitali, kaasasutajaid ega teedekaarti, vaid mootorratas, paar kasti ja valurinnus, mis ei taandunud iga kord, kui nägin kaupluse taga täis prügikotti. Enamik päevi ei teadnud ma, kas see, mida ma teen, omab tähendust, kuid mõnel õhtul, kui sõitsin koju tühjade kastidega ja täis südamega, mõtlesin, et ehk see ongi algus. Mitte hiiglaslik, mitte vali, mitte kindel, vaid lihtsalt tüdruk, kes üritab prügikoti abil ehitada midagi, mida maailm ei teadnud, et see vajab. Ma palvetasin rohkemate järelejäänud küpsetiste ja võimaluste järele, et tõestada, et see segane väike idee on elujõuline. Ja kui see lõpuks tuli, kui tõus hakkas tulema nagu tõusulaine, mõistsin, kui ettevalmistamata ma olin. Esimene märk oli sõnumid 1, 2, siis juba 8 pagaritööstuse omaniku sõnumid õhtuti, meil on mõned treid täna õhtul, kas sa saad läbi tulla? Või tahad täna päevaleiba, muidu lähevad need prügikasti? Algul olin äärmiselt elevil. Mäletan, kuidas ma tantsisin oma toas, pärast seda, kui olin 4 poest ühel õhtul küpsetisi korjanud. Tundsin, et midagi hakkab lõpuks toimima, nagu kõik need kohmakad vestlused ja skeptilised pilgud hakkasid lõpuks vilja kandma. Kuid siis tuli 6. öö. Olin kogunud 37 pagaritoodet, 2 kotitäit pagu ette, ülejäänud kuitšid ja rohkem kui dosin croissanti. Mu kastid olid täis ja mootorratas oli koormast väsinud. Olin toonud ainult piisavalt kotte pooleks. Proovisin kiiresti koju minna, et tagasi tulla, kuid 2 pagaritööstust olid juba sulgenud, kui tagasi jõudsin. Kaotasin nende usalduse. Sel ööl nad lõpetasid sõnumite saatmise. See, mida ma arvasin olevat kasv, tundus hoopis libisemisena. On kummaline iroonia saada just seda, mida soovisid, ja mõista, et see on liiga raske kanda. Tõeliselt tahtsin nutta, kuid olin liiga väsinud. Jõudsin koju, vaatasin köögipõrandal seisvaid söömata võileibu ja sosistasin, sa soovisid seda. Süütunne, et ei olnud neid õigel ajal jaganud, vajus mu sisse. Sel hetkel mõistsin, et kui jätkan üksi, ei ebaõnnestu ma mitte ainult, vaid võin hakata kahtlema selles, mille üle hoolisin. Olin kogujaks, sorteerijaks, kulleriks, sildikirjutajaks, sotsiaalmeedia uuendajaks ja koristajaks. Hoidsin oma peas tabelit, mu käed olid väsinud ja uneaeg muutus järjest lühemaks. Oli aeg, mil ma tundsin, et kõik mu ümber hakkab kokku kukkuma. Ma põlesin vaikselt läbi, samas kui keegi ei aimanud mu hädasid, sest ma ei lasknud kedagi enda ellu. Ühe päeva hommikul ütles mu sõber lihtsalt, et peaksin poodidelt väikese korjemaksu küsima. Ma raputasin pead liiga kiirelt, liiga kaitsvalt. See ei ole raha pärast, vastasin. Kui ma hakkan inimesi tasu eest teenima, arvavad nad, et teenin raha heategevuse ja raiskamise pealt. Kuid isegi oma sõnu kuulates tundsin hirmu oma hääles. Ma ei lükanud ideed tagasi, ma kartsin, et ma ei oska ehitada midagi, mis ei põhineks ideaalidel. Nädala pärast leidsin end internetis otsimas sotsiaalset ettevõtlust, toidujäägist päästmise ärimudeleid ja mittetulunduslikku jätkusuutlikkust. Iga tulemus viis mind sama ebamugava tõeni, jätkusuutlik ei tähenda tasuta, vaid korduvat, skaleeritavat ja ellujäävat. Kui ma tõeliselt soovisin aidata rohkem inimesi, pidin ma lõpetama abistaja mõtlemise ja hakkama mõtlema ehitajana. Niisiis hakkasin esitama uusi küsimusi, mis on see osa, mida ma teen ikka ja jälle? Kas ma saaksin õpetada kedagi teist seda tegema? Mis juhtub, kui pagaritooted liituvad ise, mitte mina neid sõnumitega tülitan? Mis siis, kui ma olen nädal aega haige, kas kõik laguneb? Probleem ei olnud enam vaid toidus, vaid ajas, struktuuris ja voos. Ma ei juhtinud enam päästmisoperatsiooni, vaid hallasin nähtamatut tarneahelat ilma tööriistade, tiimi ja süsteemideta. Seetõttu alustasin väikselt. Küsisin 3 sõbrast abi nädalavahetustel, nad nõustusid innukalt. Üks neist oli Evelyn Thompson, kellega kohtusin 2 aastat tagasi kogukonna koristusüritusel.
me mõlemad korjasime prahti jõe ääres, samal ajal kui kõik teised tegid sotsiaalmeedias pilte. Ta oli ainus, kes jäi päikeseloojangu ajal. Rachel töötas päeval sotsiaaltöötajana, kuid öödel oli tal vabadus. Kui rääkisin talle toidu päästmise ideest, ei naernud ta ega küsinud, kas see on tõeline töö. Ta ütles lihtsalt, millal me alustame. Me andsime üksteisele naljakad meeskonnanimed, üks kutsus end leiva kõnelejaks, Rachel nõudis, et teda kutsutaks Croissant Commanderiks. Teine kujundas meile väikese kleebise logo. Kuid 3. nädalaks hakkasid mõned loobuma, töö oli kiire. Keegi ütles, et see, mida ma teen, on tõeliselt suurepärane, aga ma ei süüdistanud neid. Rachel aga jäi. Tema tuli igal nädalavahetusel, alati ilma vabandusteta, samas kui teised kadusid. Rachelil oli oskus rääkida pagaritootjate omanikest, mida mul ei olnud. Ta oli soe, kus mina olin kohmakas, kindel, kus mina olin ebamugav. Kuu lõpuks oli ta värvanud pool meie partnerpagaritest, mitte mina. Ma ei küsinud kunagi, miks talle see niivõrd korda läks. Olin lihtsalt tänulik, et see talle korda läks. Ma taipasin, et olin palunud abi, andmata suuniseid. Seal ei olnud kaarti, ei olnud selgust, ainult mu stress, mis voolas nende laupäevadesse. Volitamine töötas, kuid ainult ajutiselt. See polnud struktuur, see ei olnud usaldusväärne. Sellel õhtul istusin maha ja kirjutasin oma vihikusse ühe lause, kui ma peaksin selle reaalseks tegema, mida ma seda kutsuksin. Vaatasin lehte poole tunni jooksul, kuni lõpuks kirjutasin nime. See polnud geniaalne, aga see oli algus. Kujundasin põhiloogot, kasutades tasuta veebiteenust. Oli tavaline päev, kui mu ellu saabus ootamatu muutus. Otsustasin luua lihtsa veebivormi, mille pealkirjaks panin toidu päästmise partneri registreerimine. Koostasime ka lehe, et jälgida toidu kogumisi ja kohale toimetamisi. Seadsin isegi reegli, enam ei tohi viimasel hetkel pagaritoodete järele joosta, kõik pidi läbima selle vormi. Kuigi süsteem oli kohmakas ja segane, tundsin, et see oli esimesed sammud millegi suure suunas. Olin lõpuks ise oma tegevuse arendaja, mitte vaid reageerija. Ma ei nimetanud seda alguseks, kuna ma polnud valmis. Projekt tundus turvalisem, vähem survet ja vähem vajadust pidevalt seletada. Kuid universumil on kummaline võime reageerida, kui sa võtad end tõsiselt, isegi kui vaid veidi. Üks mu ülikooli sõber, kes praegu õppis MBA-d, sattus sotsiaalmeedias mu algatusele silma. Ta saatis mulle sõnumi, kas sina teed seda toidu päästmise projekti? Tunnustavalt vastasin ja tundsin end veidi häbenedes. Tema aga rääkis, et oli näidanud seda oma professorile, kes leidis, et ma olen midagi tõeliselt huvitavat loomas. Küsimused, mis tema poolt esitati, avasid mu silmad. Kas sa oled kaalunud, et müüksid mõnda päästetud toitu farmidele komposti sisendina või loomatoiduna? Kas oleks võimalik teha tellimiskogumisi kohvikutele, kes soovivad jäätmeid vähendada, kuid ei leia aega? Tema küsimused raputasid mind. Olime arutanud, kui palju toitu ma olen ladudest päästnud, kuid selleks hetkeks ei olnud mul isegi selliseid mõtteid olnud. Olin liiga sügaval tegutsemise sees, liiga lähedal segadusele. Kuid see vestlus avas midagi uut. Esmakordselt keegi nägi mu tööd millegi enama kui heategu, see oli mudel, elav ja hingav süsteem, mis võiks kasvada ja mõjutada rohkem kui vaid minu 2 kätt kohale toimetamisteks. Ta aitas mul luua ka lihtsa jälgimisseadmestiku, et mõõta iga nädal päästetud toidukaalu. Koos koostasime graafikuid ja kogusime andmeid, mis rääkisid lugu. See ei olnud ainult lahke tegu, see oli tõhus. Sel õhtul avasin külmiku, et võtta pudel vett ja märkasin ühte meie päästetud pakendit. Sellel oli silt, kleebis ja ajatemple, mis andis sellele uue tähenduse, see ei olnud enam lihtsalt leivakott, vaid osa millestki suuremast. Öösel ei saanud ma magada, peas keerlesid küsimused, kas ma olen piisavalt hea, et seda tõeliselt teha. Mis siis, kui ma ei ole piisavalt organiseeritud või nutikas? Mis siis, kui olen vaid keegi, kes on hea puru korjamises, mitte aga laua ehitamises? Need küsimused kaalusid mu rinda, kuid ma ei põgenenud neist. Kirjutasin need üles. Kas ma tõeliselt suudan sellest äri teha? Ma ei teadnud vastust ega teagi siiani, kuid teadsin, mida teha järgmisena. Jätkasin ehitamist vaikselt, kohmakalt, kuid sihikindlalt. Sest võib-olla ei alustatud see kõik pitch decki või laenuga, vaid ühe tüdruku, ühe prügikoti ja liiga paljude öödega, mil head toitu raisku läks.
Ja nüüd vajas see rohkem kui vaid prügikotti, see vajas struktuuri, inimesi, tööriistu, võib-olla isegi veidi rahastamist. See vajas kedagi, kes oleks valmis lõpetama öökaupa ellujäämise ja alustama millegi loomist, mis võiks temast suuremaks kasvada. Ja ma olin lõpuks valmis proovima. E-kiri saabus tavalisel hommikul, kui tundus, et miski ei muutu. Istusin oma tillukese korteri põrandal, selg vastu seina, sorteerides eilseid jääke, märgistades, mis võiks veel jagamiseks sobida, mis tuleks ära visata ja mille pärast pidin vabandama, et raiskasin. Minu telefon vibreeris, üks tugev löök, siis vaikus. Peaaegu ignoreerisin seda, kuid kui ma lõpuks ekraanile vaatasin, seisis seal pealkiri, mis külmutas mind kohapeal, pakkumine jäätmehalduse koostööks Green Package Chainilt. Mõne sekundi jooksul lihtsalt vaatasin, lugesin seda kord ja siis uuesti, aeglaselt, justkui oleks sõnad võinud mingisse mõistlikku järjekorda sättida. 17 harulinna erinevates osades, 100 kilo üleliigset toitu iga päev, nad olid jälginud, mida ma tegin. Nad tahtsid teada, kas ma suudaksin koguda ja töötleda seda üleliigset toitu, järgides mudelit, millega ma olin töötanud. Minu esimene mõte ei olnud elevus, vaid kahtlus, kindlasti olid nad vale inimesega ühendust võtnud. Kontrollisin saatja aadressi, allkirja ja ettevõtte veebilehte, kõik oli tõeline, liiga tõeline. Mu käed hakkasid värisema, mitte rõõmust, vaid selle äkilise teadvustamise tõttu, et olin nähtud. Nädal hiljem, kui astusin nende büroosse, tundsin, et olen täiesti vale mees vale koha peal. Vastuvõtul oli kohvi ja poleeritud puidulõhn, mitte niiske papp ja plastikkastid. Inimesed liikusid sihikindlalt, särkidel rippusid nimesildid, nad rääkisid rahulikult ja mõõdukalt. Kui administraator naeratas ja ütles, nad ootavad teid, asutaja, tundsin, et see sõna tabas mind tugevamini kui ükski solvang. Asutaja. Ma polnud kunagi iseennast nii nimetanud. Olin lihtsalt keegi, kes sõitis vanal mootorrattal öösiti, koputades tagauksedele, küsides seda, mida teised ära viskasid. Nüüd istusin 3 täpselt istuva täidesaatva ametniku ees, vastates küsimustele, milleks polnud kunagi valmistunud. Kuidas tagate hügieenistandardeid? Millised on teie ajakohustused? Kas teil on skaleeritav mudel? Kui palju kilo saate päevas töödelda? Nad ei naernud mu üle, nad ei olnud huvitatud lõbustamisest, nad olid tõsised, valusalt tõsised. Noodisin kaasa, tegin märkmeid, vastasin ausalt, kui oskasin ja tunnistasin, kui ei osanud. Süda sosistas pidevalt, nad saavad aru, et sa ei kuulu siia. Päevad enne ametlikku kohtumist möödusid nagu hirmul valmistumise udus. Kogusin kokku need sõbrad, kes olid kunagi aidanud mul kaste kanda ja leiba kõnniteedel sorteerida. Rachel oli esimene, kes kohale jõudis, kandes markerite kotti ja hunnikud plakatitahvleid. Me peame välja nägema, nagu teaksime, mida teeme, ütles ta, kuigi meie sees valitses hirm. Laotasime pabereid põrandale, vaieldes sõnade üle nagu võimekus ja risk, püüdes elusast kaosest luua midagi, mis meenutaks süsteemi. Koostasime lihtsa ettepaneku, eesmärgid, protsess, ajakavad, praegused piirangud. Kujundasin slaide hilistel öötundidel, tõstes silmi sülearvuti ekraanilt, kahtledes, kas fontvalik paljastab mind amatöörina. Rachel oli see, kes nõudis, et trükkime vormiriided. Just tema jäi minuga üles, kuni kell oli 3 hommikul, harjutades vastuseid küsimustele, millele me lootsime, et nad ei küsi. Kui ma hakkasin muretsema fontide ja slaidide üleminekute pärast, haaras ta mu õlgadest ja ütles, nad ei investeeri sinu fontidesse, nad investeerivad sinusse. Ma ei uskunud teda, aga teeseldasin, et usun. Trükkisime odavaid vormiriideid, lihtsaid särke logoga, mis tundus endiselt liiga uus ja habras. Me ei olnud veel. Oli aeg, mil me polnud veel päris alustavat ettevõtet, kuid olime otsustanud käituda nagu üks. Kui see oleks test, siis me vähemalt valmistuksime sellele korralikult. Kohtumine, kuhu olime suundunud, osutus vaiksemaks, kui olin ette kujutanud. Ei olnud suuri kõnesid ega dramaatiliselt katkestavaid hetki, lihtsalt kuulamine. Küsimused, mida nad esitasid, olid põhjalikud, puudutades logistikat, ladustamist ja transporti. Selgitasin, kuidas meie töö käib, kus me oleme ebaõnnestunud ning mida me veel õpime. Ühel hetkel lõdvestus üks neist ning märkis peaaegu juhuslikult, mulle meeldib see mudel. See pole täiuslik, aga see on väga inimlik. Teine noogutas heakskiitvalt. Siis tuligi lause, mis muutis kõik, oleme valmis seda katsetama 3 haruga.
minu rind tõmbus kokku. 3 haru tähendas 5 korda suuremat mahtu, 5 korda suuremat riski ja 5 korda suuremat võimalust kokku kukkuda. Naeratasin, tänasin neid ja kõndisin välja, jalad vaevalt mind toetades. Pilootfaas peaaegu purustas meid. Töökoormus plahvatas ööpäeva jooksul. Kogumiskavad kattusid, ladustamine lõppes kiiremini, kui olime oodanud. Ühel õhtul hävis üks küpsetiste partiist, kuna olime ajastuse valele poole arvutanud. Teisel päeval kaebas klient kummalist lõhna. Minu telefon ei teadnud rahu. Iga viga tundus saatuslik. Kujutasin ette, kuidas leping tühistatakse, viisakate e-kirjade muutumist külmaks. Kui lõpuks helistasin nende esindajale, et probleemi selgitada enne, kui nad ise seda avastaksid, valmistusin pettumuseks. Kuid tema vastus üllatas mind, oleme selles tööstuses olnud 1-0 aastat. Me ei vaja täiuslikkust, me vajame inimesi, kes parandavad vigu. See lause jäi mind kummitama. See oli esimene kord, kui keegi teisel pool vaatas ebaõnnestumisele kui protsessi osale, mitte kui tõestusele oma ebakompetentsusest. Kuu aega hiljem allkirjastasid nad 6 kuu lepingu. 6 kuud. Reaalne ajakava, reaalne pühendumine. Nad tutvustasid mind teisele partnerile ja postitasid koostööst sotsiaalmeediasse, nimetades seda roheliseks partnerluseks. Vaatasin postitust kauem, kui oleksin pidanud. Veel hiljuti vältisin tuttavaid tänavaid, kandes ülejäänud leiba, kartes kohtuda kellegagi, keda tundsin. Nüüd seostas riiklik ketas avalikult oma brändi minu tööga. Kontrast oli uskumatu. Ma ei korjanud enam prügi, vaid pakkusin lahendust. See arusaam ei toonud leevendust, vaid vastupidi, tõi kaasa survet. Laiendamine tähendas inimesi, süsteeme, tehnoloogiat, asju, mida mul polnud. See tähendas raha, tõelist raha. Esmakordselt ei saanud ma enam teeselda, et kirg üksi piisab. Sel õhtul, kui ukse lukku panin, tundsin, kuidas väsimus imbub luudesse. Üks mõte, mis pidevalt tagasi tuli, olin tõestanud, et suudan laua taga istuda. Nüüd tuli õppida, kuidas seal püsida. Hommikune päikesevalgus tundus pärast Kreenbaki lepingut hoopis teistsugune. Astusin ladustamisruumi, kus ootasid karbid päästetud leiva ja küpsetistega ja esmakordselt kuude jooksul ei tundnud ma, et pean lihtsalt järele jõudma. Tundsin, et seisan millegi suure äärel, kuid see äär oli kohutavalt järsk. Kreenbaki leping tähendas, et hakkasime käsitlema rohkem kui 300 toitu iga päev, kuid meie ruum, laenatud veoautod ja vabatahtlikud, kes tulid, kui said, mitte ükski neist polnud selle mahuga kohandatud. Öö varjus, kui tolmused puru laiali laotatud, peatusin mõtteis. Kuidas võiks kirg, see ürgne energia, mis mind alati edasi viis, mind tõeliselt silmapaistvaks muuta? Kuid varsti mõistsin, et pelgalt kirg ei suuda hoida toitu ohutuna, ei võimalda veoautodel teedel liikuda ega anna küpsetajatele piisavalt enesekindlust, et jagada oma ülejääki. Just sel hetkel hakkasid sosinad levima, sosinad, mis rääkisid, et mul on vaja kapitali, raha. Raha teema oli mulle alati keeruline. Lapsepõlves tundus see nagu plekk puhtatel kavatsustel, kirg ja loomingu armastus peaksid olema vabad igasugustest numbritest, eelarvetest ja investeeringute tootlusest. Kuid kui sul on käes reaalne leping, reaalsete ootustega ja iga päev reaalse toiduga, õpid kiiresti, et raha ei ole lihtsalt tore omada. Raha on vastupidavus, raha on usaldus. Raha hoiab külmkambrid tööle ja tuled põlemas. Nii alustasin ma teekonda, et õppida midagi, millest ma varem midagi ei teadnud raha kaasamisest. Ma ei teadnud, mis on eelrahastusvoor ega ka seda, kuidas seemnevoor erineb seeriast, a sellised mõisted nagu põletamiskiirus või kliendi omandamise kulud tundusid nagu võõrkeel, nagu mäng, milles ma ei osanud isegi täringut visata. Veetsin öid artikleid lugedes, mis mu silmad uimaselt kinni tõmbasid ja videosid vaadates, kus asutajad rääkisid žargoonist, nagu see oleks nende teine nahk. Liitusin veebifoorumitega, kus idufirmad jagasid oma sõjakogemusi. Iga õpingu katse oli alandav, nagu oleksin ümber kirjutanud seda, kuidas ma tööd üldse mõistsin. Avades esmakordselt esitluse programmi, mitte lihtsalt toidupakendite sildistamiseks, vaatasin ma tühja lõuendit, mille pealkiri olid Pitch Deck versioon 1. Käed värisesid veidi, kui tippisin probleem, lahendus, turg. Siis kustutasin kõik, sest see oli numbriteta mõttetu. Nii õppisin ma koostama ärimudeli lõuendit, tehes tabelarve, kus varem olid vaid kleeplipsud.
Hakkasin hindama kulusid, prognoosima tulusid ja ennustama kasvu, kontseptsioone, mis tundusid kauged mälestustest, mil öösel leiba sorteerisin. Lõpuks, pärast palju vaeva, oli mul midagi, mis nägi välja nagu pitch deck. Valisin lihtsad kujundused, selged sõnastused ja ausad eeldused, ei mingit žargooni, ei illusioone. Ja siis kirjutasin ma e-kirja, mis tekitas minus nii uhkuse kui ka iiveldust. Klõpsasin sõnumile, mis oli suunatud idufirma rahastamise ürituse korraldajatele, lisades oma esituse ja paludes, et see ei tagasi põrku. Kui see ei põrkunud, oli mu kõhus ärevuse ja hirmu sõlm. Esituse päev saabus nagu tõusulaine. Kandsin bleiserit, mis tegi mind ühtviisi professionaalseks ja petlikuks. Laval olid tuled eredamad, kui ootasin, ja ruum oli rahvast täis, kes näisid hingavat äristrateegiat sama loomulikult, nagu nad hingasid. Mul oli 1 minutit, et rääkida loo naisest, kes kunagi korjas küpsetustest ülejäänud toitu, toetudes laenatud kastile ja laenatud lootusele, ning nüüd suutis hallata märkimisväärseid koguseid tõelise kaubandusketi jaoks. Rääkisin mõjust, mahtudest ja sellest, kuidas meie süsteem oli arenenud. Kuid kui ajakel piiksatas, olin ma vaid poolel teel tehniliste detailide juurde. Küsimuste ja vastuste sessioon oli veelgi hirmutavam. Küsimused tulid nagu automaadist, kuidas kavatsete kasvada ilma tehnoloogiata, kes on teie meeskonnas? Kus on teie tehnoloogiajuht? Mis on teie kliendihangete kulud? Mis on teie väljapääsustrateegia? Vastasin parimal viisil, kuid iga küsimus tundus nagu fokusseeritud valgus minu nõrkustele. Nad ei olnud huvitatud minu loos, nad tahtsid fakte. Nad soovisid kindlust, numbreid, mis suudaksid kahtlusi lõhestada. Kui kõik oli läbi, astusin lavalt maha, istusin ja tundsin end tühjana, nagu oleksin pidanud ametlikule õhtusöögile flip-flopidega ilmuma. Siis algas investorite tagasiside sessioon. Üks keskealine mees vaatas mind lahkelt, kuid professionaalse distantsiga. Sa lahendad väärt probleemi, ütles ta, aga see ei ole sellisel kujul skaleeritav äri. Ta tegi pausi. Ma ei näe, kuidas sa seda korduvaks mudeliks kasvataksid, mis õigustaks investeeringut. Ta ei visanud seda mulle näkku nagu tagasilükkamise säuts, ta lihtsalt ei näinud potentsiaali. See oli nagu jäävesi mu veenides. Ma ei tundnud kurbust nagu laps, vaid pigem avatud ja haavatav, nagu universum küsiks, kas olen kogu aeg unelnud. Kuid siis ütles ta midagi, mis lõi sügavamale, tule tagasi, kui tead täpselt, kui palju vajad ja mida teed iga dollari eest. Ta ei tõuganud mind eemale, vaid rääkis, et ma polnud oma kodutööd teinud. See lõi rohkem, kui ootasin. Üritus lõppes minu jaoks ilma pakkumiseta, aplausita, uute uste avamiseta. Jalutasin välja, mõeldes, kas kogu mu töö oli olnud asjatu. Ja siis, üksi pingil õhtuhämaruses, pesi üle mind selguse laine. Ma mõistsin, et probleem ei olnud idee, vaid see, et olin esitanud oma südame, mitte oma mõistuse. Investorid ei investeeri emotsioonidesse, nad investeerivad usaldusväärsusesse, planeerimisse, teostusse, ettearvatusse. Mul oli kirg, aga mul puudus struktuur. Mul oli mõju, aga polnud piisavalt veenvat plaani, et raha sisse kutsuda. Seetõttu otsustasin võtta kuupausi rahastamisest, mitte tagasi astuda, vaid õppida. Seekord õppisin ma sihikindlalt. Sulgesin sülearvuti ja avasin raamatud finantsmudeldamisest. Vaatasin loenguid alustavate ettevõtete rahandusest. Võtsin ühendust teiste asutajatega, kes olid selle julma alguse üle elanud. Ajan jooksul hakkas investorite keel lõpuks tunduma loogiline. Õppisin koostama realistlikku eelarvet, ennustama rahavoogude aruannet. Mõistsin, et finantsiline selgus ei ole külm, vaid hädavajalik. Selle aja jooksul ilmusid ootamatud toetajad. Inimesed, kes ei olnud traditsioonilised ingelinvestorid, aga uskusid mu ettevõtmisse muul viisil. Meie toiduhankide pikaaegne klient pakkus $50,000, mitte heategevusena, vaid partnerluse panusena, et aidata meil hankimist skaleerida. Rachel oli see, kes tegi selle ametlikuks. Ta oli olnud minuga algusest peale, kuid nüüd nõustus ta liituma täiskohaga kaasasutajana, võttes üle operatsioonide juhtimise. Ta jättis oma sotsiaaltöö töö selle nimel. Ma ütlesin talle, et ta on hull, aga ta vastas, et on olnud hull alates päevast, mil kohtus minuga selle jõeäärse koristuse ajal. Racheliga, kes hoolitses igapäevaste logistiliste küsimuste eest, sain ma lõpuks vabalt hingata.
ta tundis iga pagaripoe omaniku nime järgi, mäletas nende laste sünnipäevi ja lemmiktoite. Oli soe hommik, kui astusin oma lemmikkohvikusse, et kohtuda kellegagi, kes võib-olla mu projekti edule uue suuna annaks. Mul ei olnud kaasas ei esitlusi ega ettevalmistatud müügikõnet, ainult soe tass musta kohvi, mis mu käsi soojendas ja kergelt närviline tunne kurgus. Eelmisel õhtul oli sõber soovitanud seda kohtumist, Howard, kergesti lähenev investor, kes oli juba toetanud mitmeid jätkusuutlikke projekte. Alguses mõtlesin, et see on lihtsalt viisakas visiit, kuid nüüd, kui olin kohvikus väikese laua taga, valgustatud sooja hommikupäikese poolt, kahtlesin oma esialgsetes arvamustes. Howard saabus mõni minut hiljem, riietatud mugavatesse teksadesse ja pehmesse kampsuni. Tema laiad õlad ja sõbralik naeratus lõid kohe sooja õhkkonna. Ta ei ulatanud mulle kätt, vaid toetas end lauale ja küsis, mis hoiab sind öösel üleval. Olin valmis vastama küsimustele tuluennustuste ja logistika kitsaskohtade kohta, kuid tema esimene küsimus oli isiklik, peegeldades minu sisemaailma. Kõnelema hakkasin oma hirmudest ja tagasilöökidest, mida olin startup-üritustelt ja investoritelt pidevalt kuulnud. Ta kuulas mind rahulikult, silmad fikseeritud, keha lõdvestunud. Pika vaheaja järel küsis ta, miks sa ikka veel seda teed, kuigi inimesed on sulle öelnud, et see ei toimi. See küsimus ei olnud hirmutav, vaid pigem peegeldas mu enda mõtteid. Peatusin hetkeks, kaaludes tema sõnade kaalu ja vastasin ausalt, sest iga kord, kui keegi keeldub ülejäänud toidu võtmisest, näen ma nende hirmu raiskamise ees rohkem kui nende nälga toidu järele. Mu vastus ei olnud küll lihvitud, aga see oli tõeline. Howard noogutas aeglaselt, nagu tunnustades mu inimlikkust, mitte mind hindades. Ja siis tuli küsimus, mis tõeliselt üllatas mind, kui ma kingiksin sulle ühe inimese, ühe süsteemi ja ühe võimaluse, mida sa sellega ehitaksid. See küsimus muutis kogu meie vestluse suunda, avades ukse uutele võimalustele. Minu mõtted kihutasid ringi ja ma taipasin, et olin astunud millegagi, mis võiks olla palju enamat kui lihtsalt kohtumine, mul oli võimalus luua midagi tõeliselt olulist. Kohvikus, kus me viimase kohvi joonud olime, käis meie vestlus sügavamale, kui ma oleksin osanud ette kujutada. Ta ei küsinud väärtuse, turuosa või kasumipunktide kohta. Selle asemel keskendus ta usaldusele, visioonile ja kavatsusele, küsimustele, millele ma polnud veel selgelt vastust leidnud. Enne, kui tassi põhja jõudsin, oli ta juba tuvastanud 3 pimeala mu ärimudelis. Esiteks, mu kogu tegevus sõltus liigselt käsitööst ja headest kavatsustest ilma süsteemita, mis suudaks automatiseerida, jälgida ja analüüsida toimetamisi. Ilma selleta pidime pidevalt võitlema eilsete efektiivsuse puudustega. Teiseks, meil puudus tehnoloogiline selgroog, et jälgida inventari, tarnete vastavust ja kvaliteeti. Olime reaktiivsed, mitte proaktiivsed. Ja kolmandaks, meie sõnum, vähenda raiskamist, oli tehniliselt õige, kuid emotsionaalne resonants jäi puudu. See ei öelnud inimestele, miks see neile oluline peaks olema. Sa teed midagi head, ütles ta õrnalt, aga kui tahad kaugele jõuda, pead tegema head õigel moel. Ootasin seda hetke, kus ta ütleks, et tahab investeerida, kuid tema sõnad tundusid hoopis väärtuslikumad. Ma ei investeeri sinu äriideesse, ma investeerin inimestesse ja nende mõtlemisse. Siis esitas ta oma ettepaneku. Ta ei kirjutaks tšekki kohe, vaid pakuks midagi muud. Ma annan sulle ühe mentori, ühe keto poolteise ajaga ja ligipääsu oma võrgustikule. Näita mulle järgmise 3 kuu jooksul pidevat edusamme ja siis räägime reaalsetest investeeringutest. 3 kuud, see kõlas nagu test, mitte preemia. Tundsin, et tahan öelda ei, et tahaksin tõestada end ilma kellegi abita. Kuid midagi tema rahulikus kindluses pani mind noogutama, väikese usuhüppe, mis tundus riskantsem kui kõik, mida olin varem teinud. Ja need 3 kuud, mis järgnesid, muutsid kõike. Keto, kellega ta mind tutvustas, oli vaikne inseneriteaduse jõud. Juba nädalate pärast oli meil armatuurlaud, mis jälgis tellimusi, toimetamisi, hoidmise määrasid ja kohale toimetamise aegu. Mis varem võttis mulle tunde käsitsi sorteerimist, oli nüüd visualiseeritud reaalajas. See säästis meilt peaaegu 40% operatiivajast ja vähendas riknemist. Mentor aga ümber kujundas meie narratiivi. Ära räägi raiskamisest, ütles ta. Räägi maitsvast toidust suurepärase väärtusega. Kogukonnad, keda toidetakse väärikusega, keskkonnamõju, mis muutub isiklikuks kasuks. See oli nagu lüliti sisse keeramine.
Me kujundasime oma sõnumi ümber kontseptsiooni, mida kutsusime üllatuskoti nimeks, mänguline ja kaasahaarav pakkumine, mis muundas ülejäägi tarbijate jaoks aarete jahiks. Iga kott maksis $3–5 vahel, kuid selle sisuväärtus oli vähemalt $15. Sa ei teadnud kunagi täpselt, mida saad, kuid see oli osa võlust. Keelekasutus muutus masendavast žargoonist elavaks ja kutsuvaks, söö hästi, säästa raha, aita planeeti. Meeskonna koosolekutel hakkasin tundma enda sees muutust. Ma ei olnud enam lihtsalt keegi, kes lekkeid lappis, vaid mõtlesin nagu keegi, kes juhtis laeva. Õppisin tundma, kus see kreakis, kuidas seda tugevdada ja kuidas seada kursi edasi. Kuud möödusid, igaüht tähistasid järk-järgulised võidud ja aeg-ajalt tagasilöögid. Testisime erinevaid kohale toimetamise aknaid, parandasime pakendamist ja kaasasime kliendi tagasisidet. Aeg kulges ja meie lugu hakkas lõpuks kuju võtma. See, mis algas kui kaastunde jutustus, muutus mõõdetavaks ja korduvaks lahenduseks. Umbes 90 päeva hiljem istusime taas samas kohvikus, kus kõik oli kunagi tundunud kauge unenäona. Seekord ei olnud ma üksi, minu kõrval istusid Keto ja mentor, Rachel, oma märkmik täis partnerite tagasisidet ja operatiivmärkmeid. Avades oma slaidid, näitasin andmeid, klienditeeninduse säilimise protsente, kulude kokkuhoidu ja prognoositavat kasvu. Keelekasutus oli muutunud, ei olnud enam palveid uskuda meid, vaid tõestasime, mida olime saavutanud. Kui lõpetasin, valitses ruumis pikk vaikus. Siis mu mentor naeratas ja ütles, nüüd räägime tõelisest võimalusest. Just siis saabus see hetk, mil pühendumuskiri meie lauale ilmus, mitte lihtsalt huvi väljendamine, vaid tõeline ingelinvesteering $150,000, et laiendada seda, mida olime loonud. Tõstsin pilgu lepingule, peaaegu uskumatuna tundes, et see number ei olnud lihtsalt kapital, vaid usaldus. Keegi oli valmis panustama, sest nad nägid mitte ainult mudelit, vaid ka inimest selle taga. Lõpuks sain aru, mida mu sõber mõtles, kui ta ütles, et see kohtumine on väärt võtmist. Kui allkirjastasin viimase joone, selgines kogu teekonna raskus ühte lihtsasse tõtt. Ma ei olnud enam lihtsalt keegi, kes püüab nähtavaks saada, vaid keegi, keda tunnustati. See kohvikohtumine oli teinud rohkem, kui lihtsalt tutvustanud mind uutele inimestele, see tutvustas mind uuele versioonile endast. Ma ei olnud enam laenuinkas, vaid midagi enamat, millegi loojana, mis oli skaleeritav, strateegiline ja tähenduslik. Esmakordselt uskusin sügavalt, et saan mängida areenil, kus tähenduslikud ideed kohtuvad reaalses maailmas olemasolevate ressurssidega. Ma ei olnud enam lihtsalt unistaja, kellel oli vaid jääkeleiba, mind nähti kui kedagi, kes ehitab visiooniga ettevõtet, strateegia ja õige toetusega, et minna kaugemale, kui olin kunagi unistanud. See muutus kõik. Kõik liikus lõpuks õiges suunas. Postitused hakkasid ilmnema, meie tegevus laienes 2 uut linna, palkasime inimesi, kelle palkamise üle olin kunagi vaid unistanud ja kolisime kitsasse, kuid tõeliselt elavasse kontorisse, mis lõhnas kohvi, kartongi ja ambitsioonide järele. Kestvuse ajakiri oli just avaldanud meie kohta artikli, mille pealkiri tegi mu rinna pingeliseks ja uskumatuks, idufirma, mis muudab toidujäätmed linnalisteks mõjuteeks. Partnerid õnnitlesid meid, esialgsed vabatahtlikud saatsid sõnumeid, öeldes, et nad tunnevad uhkust, et olid alguses kohal. Esmakordselt tundus kasv kindel, mitte hapras. Kuid hilisõhtul, kui mu telefon vibreeris, sain sõnumi Rachelilt. Pead seda nägema. Olen vabandanud, seisis seal. Klõpsasin lingile, aru saamata, miks ta vabandab, ja siis nägin seda postitust. See pärines tuntud keskkonnaorganisatsioonilt, keda olin imetlenud juba enne, kui olin selle ettevõtte asutanud. Pealkiri oli terav ja armutu, nad süüdistasid meie taolisi mudeleid prahi pealt kasumi teenimises, väites, et ülejäänud toit tuleks jagada, mitte müüa, ja vihjates, et sellised ettevõtted nagu minu kasutavad moraalitunnetust raha teenimiseks. Kommendid kasvasid minutitega, jagamised tõusid kiiremini, kui me kunagi varasemalt orgaaniliselt saavutanud olime. Mis kõige enam haavas, ei olnud mitte vihkamine, vaid äratundmine. Paljud neist, kes meid kahtlesid, olid kunagi olnud meie toetajad, vabatahtlikud ja esimesed kasutajad, kes uskusid sellesse, mida me tegime. Vaadates ekraani, tundsin, kuidas midagi tühi avanes mu rinnus. Olin alati valmistunud skeptikute kriitikaks, kuid ei osanud kunagi ette kujutada, et rünnakud tulevad nende poolt, kes rääkisid sama keelt ja jagasid samu väärtusi.
Esmakordselt küsisin endalt, kas maailm näeb mind pigem oportunistina, kes lihtsalt on õppinud, kuidas kasumit eesmärgi taha peita, kui inimesena, kes püüab lahendada probleeme. Minu esialgne reaktsioon oli inimsugune ja kole raev tuli esimesena, terav ja kaitsev. Kas nad ei teadnud, kui palju öid me veetsime vigade parandamise nimel? Kas nad ei mõistnud logistika, ohutuse ja vastutuse hinda? Hirm järgnes kiiresti, mis juhtub, kui partnerid taanduvad? Mis juhtub, kui kauplused ei soovi oma brändi seostada skandaaliga? Istusin hilja öösel ja koostasin pikka vastuse, selgitades meie protsessi alates tooraine hankimisest kuni hinnastamiseni, hügieeniprotseduuridest kuni reinvesteerimisstrateegiateni. Surusin postitusele avalda, lootes, et selgus vaigistab müra. Kuid see ei juhtunud, postitus vajus uute kommentaaride raskuse alla, mis puudutasid vaid vähesel määral seda, mida olin kirjutanud. Inimesed ei otsinud selgitusi, vaid midagi lihtsamat, põhjust, et otsustada, kas meisse usaldada või mitte. Mõned kommentaarid lõid nagu väikesed noad, kunagi andsite toitu tasuta, nüüd müüte seda. Veel üks idufirma, kes näib eetiline. Kui see tõeliselt on inimeste jaoks, miks siis üldse midagi küsida? Iga rida tundus isiklik, kuigi keegi neist ei tundnud mind. Kontoris paksenes pingeline õhkkond, kutsusime kokku eriolukorra koosoleku, mis venis varaste öötundideni. Tuba oli vaikselt, kuid selgelt jagunenud. Üks rühm väitis, et peaksime tagasi tõmbuma, vaikima ja ootama, kuni torm möödub, teine tahtis vastu hakata, avaldada andmeid ja suruda läbi tugevam prekampaania, et tõestada kõigile vale. Mõned inimesed ei öelnud midagi, vaid vaatasid lauda, nende energia oli raugenud lahingus, milles nad ei olnud osaleda tahtnud. Rachel istus nurgas, tavalisest vaiksemana. Kui meie pilgud kohtusid, andis ta mulle väikese noogutuse, mida iganes otsustad, olen sinuga. Kuulasin, tegin märkmeid ja noogutasin, kuid sees tunne, mis mind valdas, oli koormav roll, mida ma polnud kunagi täielikult kandnud. See ei olnud enam vaid minu idee, mis oli rünnaku all, vaid 20 inimese moraal, kes olid usaldanud mind oma aja, karjääri ja usuga. Esmakordselt ei tundnud ma end asutajana, kes reageerib kriitikale, vaid tegevjuhina, kes vastutab usalduse eest nii sees kui väljas. Kui tuba vaikseks jäi, ütlesin ainsa asja, mis tundus aus, me ei võida seda, kui oleme lihtsalt valjemad. Pead pöördusid minu poole. Jätkasin, valides iga sõna hoolikalt, kui nad arvavad, et me eksime, peaksime laskma neil näha, mida me tegelikult teeme, mitte meie sõnu, vaid meie tööd. Otsus tundus vastupidine ja riskantne. Selle asemel, et vasturünnakut korraldada, jõudsime välja nende rühmaga, kes meid kriitikas ründas ja kutsusime nad külastama meie tegevust. Sõnum oli lihtne ja läbipaistev, nagu me olime öelnud, olime avatud muutustele, kui olime tõeliselt eksinud. Kuid palusime neil enne hinnangu andmist protsessi näha. Planeerisime avatud ürituse ja kuulutasime välja otseülekande, kus näidatakse kõike, toidu kogumine, sorteerimine, ohutuskontrollid, jaotamine ning klientide kohale toimetamine. Ilma filtrite ja redigeerimiseta. Need päevad, mis eelnesid üritusele, olid kurnavad. Me puhastasime, dokumenteerisime ja kontrollisime iga sammu, mitte selleks, et saavutada täiuslikkust, vaid et mitte midagi varjata. Otseülekande ajal jälgisid kaamerad meie meeskonda varahommikust hilisõhtuni, kui pakendasime toitu. Vaatajad nägid, kuidas vahetame kindaid ja kuidas toidu logimine toimus ajatempli abil. Selgitasime, miks teatud toiduaineid ei saanud vabalt annetada, miks olid vajalikud süsteemid inimeste ohutuse tagamiseks ning miks jätkusuutlikkus ilma struktuurita kokku variseb oma ideaalide all. Meie töö käigus voolasid kommentaarid sisse, mõned olid endiselt karmid, kuid teised muutsid tooni. Küsimused asendasid süüdistused, uudishimu tõrjus kõrvale põlguse. Pärast seda juhtus midagi ootamatut, mõned algse grupi liikmed saatsid erateateid. Nad tunnistasid, et mudel oli erinev sellest, mida nad olid eeldanud. Üks ütles, mul on endiselt muresid, aga ma austan, et näitasite kõike. Nädal hiljem võttis ühendust teine keskkonnaorganisatsioon, pakkudes ühist kampaaniat vastutustundliku toidu päästmise nimel, mis ühendaks tasuta jaotamise jätkusuutliku hinnastamisega. Mis algas rünnakuna, muutus vestluseks ja seejärel koostööks. Kriis ei kadunud üleöö, kuid see muutis meie mudelid selgemaks, mitte ainult avalikkusele, vaid ka meile endile. Usaldust ei saanud osta reklaami kaudu ega ehitada nutika sõnumi abil.
Häid kavatsusi ei tähendanud midagi, kui inimesed ei näinud vastutust. Häid tegusid ei olnud piisav lihtsalt teha, neid tuli suhelda selgelt, alandlikult ja järjekindlalt. Õppisin ka midagi vaiksemat, kuid sügavamat juhtimise kohta. Õigesti olemine oli vähem tähtis kui vastutustunne. Kuulamine oli olulisem kui reageerimine ja hirmu, kui sellega otse silmitsi seista, sai muuta koostööks, mitte taganemiseks. Kui müra lõpuks vaibus, oli meie kogukond väiksem, kuid tugevam. Inimesed, kes jäid, uskusid mitte sellepärast, et me väitsime voorust, vaid seetõttu, et näitasime seda surve all. Ma ei kartnud enam arusaamatust nagu varem. Ma mõistsin nüüd, et kasv toob endaga kaasa tähelepanu ning tähelepanu testib ausust. Kui suudad selle testi üle elada, kaitsed sa mitte ainult oma ettevõtet, vaid määratled selle. Me ei olnud enam lihtsalt grupp, kes kogub ülejääke. Me olime saanud osa laiemast vestlusest eetilise tarbimise, inimväärikuse ja selle kohta, kuidas head kavatsused võivad kasvada, kaotamata oma sisu. Ja just siis, kui hakkasin taas hingama, mõeldes, et halvim on selja taga, ilmus esile uus väljakutse, mitte välismaailmast, vaid seestpoolt. Sõnum tuli hiljaöösel, helisedes mu telefonis, nagu midagi olulist ja isiklikku. Avasin ekraani ja nägin tema nime üleval, Rachel. Mu kõht langes enne, kui ma isegi sõnu lugema hakkasin. Rachel ei saatnud kunagi nii hilja sõnumeid, välja arvatud. Hommik oli varajane, kuid midagi polnud õigesti. Rachel, kes alati saatis häälsõnumeid kell 6 hommikul, samal ajal kui jalutas oma koeraga, oli saatnud mulle hilisõhtul sõnumi, mis tekitas minus ebamugavust. Kas saame homme rääkida, oli seal kirjas. See sõnum tähendas halbu uudiseid. Öösel ei andnud mulle rahumõtted, kuidas Rachel oli alati kohal olnud. Me kohtusime esmakordselt jõeäärsel koristusel, pärast seda tuli tema iseseisvust tõestav küpsetiste müük, kuigi ta polnud palutud. Ja siis see 3 hommikul toimunud proov, kui ta haaras mind õlgadest ja ütles, et nad ei investeeri mu fondidesse. 3 aastat, mille jooksul ta on pidevalt minuga olnud ja nüüd tundus see sõnum nagu hüvasti, et. Mõtted möödunud kuudest keerlesid mu peas. Kuidas me alustasime, korjates ülejäänud küpsetisi 1 kvartali kaupa, kuni saime Greenbackiga lepinguga hakkama ja kuidas meie ettepanekud olid peaaegu mu põlvi nõrgaks teinud. Kohtumine Howardiga kohvikus oli muutnud meie lähenemist. Olin mõelnud, kui kaugele me oleme jõudnud, kuid nüüd tundus see kõik habras nagu paberist laev, mis seilas vees, mis võis igal hetkel tormiseks muutuda. Ma oleks pidanud teadma, et kasvamine ei ole sirgejoon. Ma oleks pidanud aru saama, et torm ei tule välisest kriitikast ega investorite tähelepanust, vaid seestpoolt. Järgmisel hommikul kohtusin Racheliga väikeses koosolekuruumis, mida kasutasime sisekontrollideks. Ta oli vaikne, silmad väsinud ja enne, kui ma midagi ütlesin, sain aru, et see ei olnud tavaline vestlus. Siis ta ütles, ma arvan, et tahan ettevõttest lahkuda. Need sõnad tabasid mind nagu ukse järsk sulgemine. Kõik koordineeritud mõõdikud ja strateegilised plaanid kadusid ja silme ees seisis inimene, keda ma usaldasin, kes oli minu jaoks oluline, öeldes, et ta ei tunne end enam kuuluvana. Käisin silmadega üle, püüdes seda teavet seedida, ilma liiga kiiresti reageerimata. Miks, oli kõik, mis ma esialgu suutsin küsida. Rachel võttis hinge, nagu oleks ta seda kaua harjutanud. Ma tunnen end tempost ja suunast eemaldatuna, ütles ta, tema hääl oli tasane, kuid väsinud. Ma igatsen varasemaid aegu. Kas sa mäletad, kuidas me ise leiba jagasime? Kui me tundsime igaüht, kellele toitu andsime. Nüüd veedan oma päevad arvutustabelites ja konverentsikõnedes. Ma liitusin selleks, et inimesi aidata, mitte süsteeme juhtida. Soovisin vaielda, öelda talle, et süsteemid aitavad rohkem inimesi, kui 2 naist mootorratastel kunagi suudaksid, kuid ma teadsin, mida ta mõtles. Ka mina tundsin seda mõnikord hilisõhtuti, kui numbrid hakkasid segi minema ja ma ei suutnud mäletada, millal ma viimati kellelegi otse toitu andsin. Meie koos ehitatud maailm tundus nüüd liiga korporatiivne, nagu Rachel jätkas, oleme kaugenenud lihtsast missioonist, mis meid siia tõi, aidata inimesi, mitte ehitada ettevõtet. Ta peatunud hetkeks, ma pean selle tunde uuesti leidma ja ma ei usu, et ma suudan seda siin enam leida. Järgmine vaikus oli raske. Tundsin, et juhtimine ei seisnenud ainult välistes jõududes, vaid ka inimeste eesmärkide haprate niitide hoidmisest.
Iga kasvugraafik, iga leping, iga investori e-kiri olin nii keskendunud välistele verstapostidele, et unustasin oma kõrval seisvate inimeste sisemised maailmad. Istusin seal, sõnad mu peas kujunesid ja kadusid ning ruum tundus liiga väike. Esimene asi, mis mu suust välja tuli, ei olnud palve jääda või ratsionaalne katse läbirääkimiseks, vaid siiras, aitäh, ütlesid. Mul on kahju, et sa nii tunned. Rachel vaatas mind üllatunult, ehk ootas ta pettumust või survestamist, kuid ma ei olnud vihane. Ma mõtlesin juba temale, tema teekonnale, tema panusele, sellele, et ta oli andnud nii palju aega, energiat ja südant projektile, mis enam ei tundunud koduna. Küsisin temalt, mida ta edasi vajab, ja ta vastas vaikselt, ruumi, vabadust, võimalust uurida tööd, mis taaselustab minu enda eesmärgi. Seal kohal mõistsin, et see hetk ei olnud kaotus, vaid üleminek. Ma ei öelnud talle, et ta peaks jääma, ma ei pakkunud talle aktsiaid ega ametinimetust. Ma pakkusin talle mõistmist, kuidas oleks, kui leiame viisi, kuidas sa saaksid aidata kujundada seda järgmist peatükki teisest vaatenurgast. Ta pausis, vaadates mulle silma. Võib-olla, aga ma arvan, et pean esmalt eemale astuma ja ise selgelt nägema. Ta lahkus mõne aja pärast, mitte draama, mitte kellade või pidustustega, vaid lihtsalt vaikselt sulgedes ukse. See oli kõige raskem osa, seista üksi konverentsisaalis ja vaadata, kuidas keegi, kes oli olnud mu kõrval nii kaua, lahkub. Järgmised paar päeva olid kummalised. Kontor tundus tühjem, inimesed ei teadnud, kuidas minuga Rachelist rääkida. Mõned vältisid silmsidet, teised kompenseerisid üle, püüdes liiga rõõmsad olla, mis tekitas minus vastumeelsust. Kuid Racheli lahkumine tõi kaasa tõsise probleemi, mida ma ei olnud ette näinud. Just tema oli haldamas suhteid meie algsete pagaritootjatega, väikepoodidega, kes olid meisse algusest peale uskunud. Ta teadis neid nimedega, teadis nende lugusid. Ilma Rachelita muutusid need suhted tehinguteks, mitte ühendusteks. Nädala jooksul lõpetas 3 neist partneritest meie kõnedele vastamise. Meres Patterson Corner Packerist, kes oli meiega alates 2. kuust, saatis e-kirja, milles ütles, et kaalub koostööd uuesti. Ta ei öelnud seda otse, kuid ma teadsin, mida ta mõtles, ta oli usaldanud Rachelit, kuid ei olnud kindel, kas usaldab meid ilma temata. Kaotasime 15% meie kogumahust. Meeskond oli paanikas. Leidisin end taas mootorratta seljast, tehes öösiti ülesandeid, mida ma polnud teinud üle aasta, et hoida suhteid elus. Ühel õhtul istusin oma laua taga, sirvides vanu fotosid meie varasest koostööst, kastid trotuaril, sassis kindad, naer vabatahtlikega, Rachel naeratamas kaamerasse, põsel lilledega. Mõistsin, et olin kiirustanud tuleviku poole, unustades mineviku, mis selle tuleviku üles ehitas. Kirjutasin kogu meeskonnale märkme. See ei olnud pressiteade Racheli üleminekust, ei olnud külm ettevõtte selgitus, vaid aus jutt muutumisest ja sellest, kuidas. Kasvamine ei tähenda alati sirgjoonelist teed. See on pigem teekond, kus igaühel on oma rada ja tänulikkus ei nõua püsivust. Olin seda mõtet jaganud meie sisekanalil, rõhutades, et igaühe panus on oluline ja et iga inimene on kujundanud meie ettevõtet. Muutused ei vähenda seda, mis koos üles ehitatud on. Postitusest tulid esmalt vaid aeglased vastused. Inimesed tänasid, jagasid oma mõtteid ja isegi avasid ennast, rääkides oma hirmudest muutuste ees. Siis toimus midagi imelist, tekkis kollektiivne ühtsus. Me ei olnud katki, me lihtsalt kohandasime end. Mõne päeva pärast palus üks meie vanematest töötajatest minuga kohvi juua. Ta ütles, et mõistab, miks Rachel lahkus ja soovis aidata tagada, et meie kultuur jääks eesmärgistatud ka edaspidi. Siiski, meil oli vaja lahendada partnerite probleem. Tema ideedest sündis plaan, loome uue partnerite suhete rolli, kelle ülesanne on mitte ainult logistikaga tegeleda, vaid hoida elus suhteid meie algsete pagaritöökodadega. Seejärel alustasime ettevõttes uut mentorlusringi, kus regulaarsete kohtumiste teemaks ei olnud kpiid, vaid eesmärk. Aeglaselt hakkasime taas üles ehitama suhteid, 2-3 partnerist, kes olid vaikinud, tulid tagasi. Härra Patterson helistas mulle isiklikult pärast seda, kui olin külastanud tema poodi koos tema lemmikteega ja vabanduse kasti. 3. partner ei tulnud tagasi, kuid leidsime nende asemele 2 uut. Juhtimise väljakutse ei seisnenud ainult struktuuride loomises, et laieneda, vaid ka inimeste südamehaavatavuse hoidmiseks nende struktuuride keskel.
Startup elu ei olnud lineaarne, see ei seisnenud igasuguste väliste kriitikate vallutamises, vaid sisemiste muutuste talumises, kaotamata silmist, miks see kõik algas. Rachel oli valinud oma tee, mina pidin valima enda oma. Ja valides oma tee ei isoleerinud ma ennast, vaid avasin end võimalusele, et ettevõtted võivad olla kohad, kus eesmärk, mitte ainult kasum, on hoolikalt hoitud. Läksin kontorist välja, mõeldes mitte kaotusele, vaid tarkusele, mille üleminek endaga tõi. Mõnikord ei ole suurim juhtimise proovikivi ellujäämine välismaailma rünnakute eest, vaid sisemise usalduse säilitamine, kui need, kes on sulle kõige lähemal, otsustavad käia teistsugust rada. Ja selles katsumuses leidsime mitte lõhenemise, vaid kasvu. E-kiri saabus teisipäeva pärastlõunal, just siis, kui sorteerisin järgmise linna laienemise logistikaplaane. See oli jaekaubanduse keti juhtivalt isikult, kellega olin kohtunud jätkusuutlikkuse foorumil. Lihtne pealkiri, mis pani mu kõhu tiire tegema, rahvuslik laienemispartnerluse ettepanek. Klõpsasin sellele kiiresti, kurgu põhjas raske tunne. Ta kirjutas, et tema ettevõttel on 300 poodi üle kogu riigi ja nad on huvitatud meie toidupäästetoodete mudeli integreerimisest oma tegevusse. Veelgi enam, nad soovisid arutada laienemist mitmes piirkonnas, jagatud brändimise, ühtse logistika ja potentsiaalse turu eksklusiivsuse alusel. Sain ekraanile vaadates kaua sõnumist aru. See oli kõik, mille poole olime püüdlenud, mitte ainult kohalik lahendus, vaid ka rahvuslik mõju. Oli varahommik, kui mõtted mu peas ringlesid nagu tormine meri. Olin lubanud endale hetkeks unistada. Kujutlesin, kuidas meie platvorm on igas peaolulises kaardirakenduses, kus meeskonnad ja juhtimiskeskused jälgivad reaalajas kauba kohalejõudmisi ja võtmisi. Kuid kui ma seljatoel lõdvestunult istusin ja sügava hingetõmbe tegin, hiilis mu mõtetesse hoopis teine küsimus. See oli nagu sosin, mis varjutas võimaluste mürina, mis hinnaga see kasv meile tuleb. Nädalate jooksul pärast seda e-kirja ei tulnud mul öösel und silma. Kordasin enda peas läbi iga vestluse, iga saavutuse ja iga sammu, mis oli meid siia toonud, alates esimesest leivakäntsakast kuni pilootprojektini kreenpakiga. Ühel hommikul kohviku laua taga, oma murest rääkides, tunnistasin lähedase kolleegi ees, see võib olla tohutu, ütles ta, silmad säramas võimalustest. Aga kas sa ei karda, et kaotame selle, mis meid iseloomustab? Nood sõnad panid mind muretsema, rohkem kui olin valmis tunnistama. Sest sügaval sisimas ei olnud see laienemine mitte ainult rohkemate kasutajate või linnade saamine, vaid see puudutas meie identiteeti, kes me tegelikult olime saamas. Avasin uuesti ettepaneku dokumendi ja märkisin üles olulised nõudmised, mida jaeketid meilt soovisid. Nad soovisid, et standardiseeriksime kõik andmete raporteerimise, diferentseeritud hinnatasemed, lepingutingimused, mis nihutasid osa otsustusprotsessist nende keskusele ja isegi üllatuspaketi nimetuse vahetamist mõne ametlikuma termini vastu. Kõige olulisem oli aga see, et meie põhimudel tuli integreerida nende omasse logistikainfrastruktuuri. Praktikas tähendas see, et me kaotasime osa oma paindlikkusest, autonoomiast ja algsest missioonist, et saavutada laiem haare. Siis jõudsin lause juurde, mis pani mind kohmetuma, me ei saanud enam rääkida ülejääkide päästmisest, vaid pidime kasutama mõistet inventari optimeerimine kaubanduslikuks jaotamiseks. See oli külm ja distantseeritud, kaugel sellest inimlikust ühendusest, mis oli meid meie algusaegadel innustanud. Öö rahuhetkedest leidsin end kirjutamas ridu, mida ma ei olnud veel valmis valjusti ütlema, ma pole kindel, kas see on see, mille pärast me alustasime. Esmakordselt kuude jooksul ei tundnud ma elevust, vaid väsimust ja see oli tundmatu. Kutsusin järgmisel päeval kokku kogu ettevõtte koosoleku. Kui meeskond kogunes, särasid nende näod ootustest. Laienemine tähendas tööhõivet, reklaami, uusi rolle ja ma adusin, kui kõrged on panused. Käisin ettepaneku läbi ridarealt, jälgides, kuidas näod muutsid ilmeid ootusest mureks ja tagasi. Keegi küsis brändingu kohta, teine logistikast, kuni lõpuks küsis keegi, kes oli senini vaikinud, küsimuse, mida ma olin ettevaatlikult vältinud, kas me teeme midagi, mida me hiljem kahetseme. Ruumi kattis vaikus. Mul ei olnud veel vastust. Järgmisel hommikul koostasin e-kirja jaeketist seole, paludes telefonikõnet, mitte järjekordset dokumendiringi. Kui ta nõustus, hingasin sügavalt sisse ja valisin numbri. Olen teie ettepaneku üle vaadanud, alustasin ma, mu hääl kindel, kuid sisemus pingest pulbitsemas.
Ja hindan, milline ulatus teie pakkumisel on, kuid mul on mure, kuidas mõned nõudmised meie mudeli põhieesmärki muudavad. Soovin rääkida ühtsusest. Järgmise tunni jooksul arutasime definitsioone, identiteete ja eesmärke. Tema rääkis mõõdetud sõnades kasvust, turustrateegiast ja brändivõimust. Mina tõin esile mõju, väärikuse ja selle, mis tõeliselt loeb. Oli hilja õhtu, kui ma istusin koos väikese, kuid mõjuvõimsa juhtide grupiga, mentorid, tehnoloogiajuht ja mõned usaldusväärsed vanemliikmed. Meie arutelud olid täidetud võimaluste ja muredega, kuid õhus oli ka midagi muutumatut, midagi, millest keegi ei julgenud otse rääkida. Kui me laseme end nende struktuurist liialt mõjutada, siis kes me tegelikult oleme, küsis üks tark hääl, mis tõusis üle teiste. Tema sõnad kandsid endas tõde, mis sundis meid mõtlema. Ärge otsustage hirmu põhjal, ütles ta vaikselt, kuid selgelt. Otsustage visiooni põhjal. See hetk avas uue arutelu, kus küsimus ei olnud enam selles, kas me midagi kaotame, vaid hoopis selles, mida me tõeliselt esindame. Tundide jooksul määratlesime oma mittetäiendatavad põhimõtted, läbipaistvus kõigis tegevustes, väärikus abisaajatele, üllatuskotid, mis ei olnud pelgalt ettevõtte terminid, ning kasusaajate otsuste detsentraliseerimine. Me soovisime nõuandeid kogukonna häältest, mitte ainult ettevõtte juhtidest. Koostasime vastupakkumise, mis ei olnud lihtsalt tingimuste loetelu, vaid väärtuste manifest, filosoofiline selgroog, millega me olime valmis edasi liikuma, olenemata partnerluse suurusest. Järgmine kõne jaekaubanduse tegevjuhiga oli kõige toorema ja ehtsama läbirääkimise hetk, millega olin kunagi osalenud. Me väärtustame ulatust, ütlesin, aga me väärtustame identiteeti veelgi enam. Kirjeldasin iga põhimõtet ja siis järgnes pikk vaikus. Kui me saame kohtuda skaalade ja hingeristumiskohas, siis ehitame selle tee koos, ütles ta lõpuks. Sel õhtul saatsin vastupakkumise. Olin valmis vastupanu jaoks, oodates tagasilükkamist, kuid vastus oli ettevaatlik, lugupidav ja uudishimulik, justkui kahe entiteedi esimene käepigistus, mis üritas määratleda uut kasvumudelit, mis ei neelanud identiteeti. Nädala pärast saatis jaekaubanduse juhtkond tagasi muudetud pakkumise, jagatud bränding ainult lipulaevade asukohtades, kahekordne logistikavõimalus, mis säilitas meie sõltumatud marsruudid kohalikele partneritele, ning kokkulepe hoida üllatuskott klientide kommunikatsioonis. Nad olid mitte ainult aktsepteerinud meie manifesti, vaid kohandanud osa oma mänguraamatust, et seda sobitada. Vaatasin e-kirja kauem, kui oleksin tohtinud. See hetk tähendas midagi sügavat, kasv ei pidanud tulema identiteedi arvelt. Kompromiss ei olnud alistumine, vaid see võiks olla muutumine koos terviklikkusega. Sellel õhtul kirjutasin oma märkmikku, kasv ei seisne mitte suuremaks saamisest, vaid tõelisemaks muutumisest. Me ei signeerinud lepingut kohe, vaid võtsime aega, et ühtlustada, täiendada ja kaasata kogukonna nõuandenõukogu. Lõplik leping ei olnud allumine skaalale, vaid eetilise laienemise plaan tööstuses, mida liiga tihti juhivad jõhkrus ja kasumid. Seistes üksi oma rõdul hilisõhtul, vaatasin kauguses vilkuvaid linnatulesid ja tundsin kogu selle koormust. Me ei olnud enam lihtsalt lahedad meeskonnad, kes kasutasid laenatud kaste. Me olime ettevõte, mis oli õppinud end määratlema, mitte lihtsalt võimalusele reageerima. Tulevik tundus endiselt tundmatu teena, kuid esmakordselt tundsin end kindlalt, mitte potentsiaalse ulatuse tõttu, vaid millegi palju sügavamaga. Kuna eesmärk, mida oli proovitud mitte ainult väliste häälte, vaid ka meie enda sooviga nõuda paremat kasvu, muutis kõik. Ma ei teadnud täpselt, millal ta saabus. Ühel hetkel olin ümbritsetud diagrammidest, juhtpaneelidest ja kampaaniastrateegiatest, järgmisel hetkel seisin ma rahvarohkes jätkusuutlikkuse konverentsisaalis ja nägin teda, tuttavat siluetti tundmatute nägude meres. See oli mu isa, kes seisis värskenduste laua lähedal, käed vabalt risti, silmad ruumi skaneerides, justkui otsiks kedagi, keda ta kunagi tundis. Sammud seiskusid, hing kinni selle imeliku tunnetuse vahel, mis ühendab äratundmise ja uskumatuse. Aastaid olin hoidnud oma tööd kodust eemal, varjanud esitlusi, tunnistusi, ajakirjanduslikke mainimisi ja partnerluste teadetena, nagu oleks need haprad elukillud, mida ta kunagi ei mõistaks. Ja nüüd oli ta siin kohas, mis oli kunagi tundunud meie õhtusöögilauast uskumatult kaugel, samal laual, kus ta oli kunagi öelnud, et mu unistused on mitte rohkem kui lapsemeelsed fantaasiad. Esimene asi, mis silma jäi, oli see, et ta ei naernud.
mitte siis, kui ma navigeerisin saalis tööstuse liidrite, partnerite, investorite ja aktivistide seas, kes kõik viisakalt mu suunas noogutasid. Ta lihtsalt jälgis, vaikne nagu keegi, kes üritab näha, kelleks ma olen saanud ilma igasuguse hinnanguta või ootusteta. Tema kohalolek mõjus mulle teistmoodi kui ükski võit, ükski allkirjastatud leping või ükski edukas pöördumine, mille olime viimastel kuudel ellu viinud. See ei olnud triumf, vaid midagi soojemat, aeglasemat ja palju isiklikumat. Pauside ajal paneelide vahel lähenes ta mulle. Sa oled olnud hõivatud, ütles ta, mitte kriitikana, mitte küsimusena, vaid lihtsalt väitena. Noogutasin teadmata, kas küsida, kuidas ta sinna jõudis või miks ta vaeva nägi. Ta naeratas vaid pisut huulte liikumisega, kuid selles poolnaeratuses peitus nostalgiat, uudishimu ja midagi sarnast uhkusele, mis murdis läbi aastate vaikuse. Kuulsin su nime paar korda mainitud, ütles ta. Inimesed paistavad arvavat, et sa teed olulist tööd. Ta ei öelnud head tööd või edukat tööd, vaid lihtsalt olulist. See oli piisav. Hiljem leidsime vaikse nurga väljas, kus konverentsi sumina hääl muutus madalaks müraks. Rääkisin talle ettevõtte arengust, esimestest pagaritoodete võtmisest, skaleerimise kaosest, strateegilistest läbirääkimistest, identiteedi ja laiendamise vahelisest vastasseisust, meediatormist, Ratcheri lahkumisest, uuest manifestist ja partnerlusest jaekaubanduse kettidega. Tundsin, kuidas ta pilk oli minu peale suunatud, mitte hinnanguliselt, vaid mehe kontsentreeritud tähelepanuga, kes lõpuks püüab aru saada, mitte veenda. Pikka aega ei öelnud ta palju, lihtsalt kuulas ja see oli samuti teistsugune. Kui ma esmakordselt idee meie õhtusöögilauas esitasin, oli ta naernud, mitte kuri naer, vaid üleolev, selline naer, mis tuleb aastate jooksul uskumise tõttu, et mõned unistused on liiga õrnad, et ellu jääda päevavalguses. Täna ta ei naernud. Ma proovisin ette kujutada, milline tunne oleks jääke millekski muuks muuta. Ütles ta lõpuks ja ma nägin temas esimest korda tõelist huvi. Kuid ma ei suutnud seda näha. Ma ei teadnud, kas ma saan sellest nüüd aru, aga ma nägin sind. Ma nägin, mida see sinu jaoks tähendab. Olen uhke. Nagu oleks tema sõnad sulgenud ringi, mille puudust ma ei olnud täielikult teadvustanud. Tõstsin häält ettevaatlikult, kuid samas sundides end küsima, mis muutus. Ta vaatas mind, tema silmad peegeldasid pehmelt hallide koridoride valgust. Ma ei tulnud sind kritiseerima, ütles ta aeglaselt. Ma tulin, sest kuulsin inimeste rääkimist sinu tööst. Mitte lihtsalt sellest, mida sa teed, vaid ka sellest, kuidas sa seda teed. See eristus tabas mind sügavalt. Pikalt olin kujutlenud, et ta tuleb minu juurde vaid siis, kui ma saavutan läbimatut edu, finantsnumbrid, auhinnad, meediakuulsus. Kuid see, mis teda liigutab, ei olnud see näidisversioon edust, vaid see, kuidas ma olin keerulistes olukordades oma väärtusi hoidnud, kuidas olin suutnud säilitada inimlikkuse ehk siis isegi siis, kui silmitsi seisin kriitika, kasvu ja survega. Hiljem, õhtul, jalutasime koos konverentsi fuajees vaikuses. See ei olnud ebamugav ega pingeline, vaid lihtsalt kohalolek. Üleval, nagu taustamuusika, kajasid innovatsioonilaborite ja rahastamisvõistluste kuulutused, kuid kõik see tundus kaugel, justkui vestlus, mille pidime oma ajalooga. Siis, kergelt naeratades, ütles ta midagi lihtsat, kuid see sõnum jõudis mu südamesse kerguse raskusega, sa oled loonud midagi tõelist. Mitte rikkalikku, mitte edukat, vaid tõelist. Tõeline tähendas autentsust, tõeline tähendas terviklikkust. Tõeline tähendas, et ma olin ellu jäänud mitte lihtsalt õnne tõttu, mitte äritegevuse tõttu ega ainult numbrite tõttu, vaid selle kaudu, et olin truuks jäänud sellele keerulisele inimlikule südamele, mis kogu selle idee käima tõi, võtta see, mida ühiskond kõrvale viskab, ja muuta see taas oluliseks. Ma ei vastanud kohe. Selle asemel mõtlesin kõigile neile öödele, mille olin veetnud oma mõtetega, kui maailm magas. Kõik need hetked, mil olin tahtnud loobuda, need kõned, millele ei vastatud, ja kahtluse hetked, mis ohustasid kõike kokku varisemist. Mäletasin esimesi leivakäike, mis kõik selle alguse andsid, ja kui kaugele me olime sellest ajast jõudnud. Lõpuks ütlesin, ma ei tea, kas ma oleksin suutnud seda teha, kaotamata und või õppimata nägema väärtust seal, kus teised nägid raiskamist. Tema pilk oli kindel ja mõtlik. Mõned õppetunnid tulevad läbi võitluse, ütles ta. Maailm kipub õpetama seda, mida pead õppima, mitte alati seda, mida soovid kuulda.
seisisime seal, rahvas meie ümber liikudes, ja ma tundsin muutust, mis toimus mitte ainult temas, vaid ka minu sees. Ei olnud pidustusi, ei dramaatiliselt aplause, ei konfetti, mis langes laest, lihtsalt mees, kes kunagi ei mõistnud, ja tütar, kes oli aastaid vaikselt töötanud, kohtumas kohas, kus tunnustavad sõnad olid lõpuks võimalikud. Jalutasime tagasi sisse, kõrvuti, ja sel hetkel tundus see vähem nagu naasmine ja rohkem nagu algus. Järgmisel päeval astusin taas lavale, seekord ilma vaikiva hinnangu koormata rinnal. Minu kõne ei olnud statistika ega prognooside kohta, vaid hoopis sellest, miks ma alustasin inimestest, keda ma teel kohtasin, hetkedest, mil tundus, et maailm oli meie vastu, kuid vaikne ja võimas visadus, mis oli juurdunud meie eesmärgis, kandis meid edasi. Mäletan, kuidas kõik algas, kui ma märkasin ühte rebenenud prügikotti, mille sisu mind esmakordselt tähelepanu tõmbas. Seal pargis seisis mees, kes ütles, et mu toit näeb ikka välja nagu prügi. See tagasilükkamine õpetas mulle rohkem, kui ükski äriraamat kunagi suudaks. Seal oli Rachel, kes uskus minusse enne, kui ma iseendasse uskuma hakkasin, ja see veebirünnak, mis peaaegu meid purustas, sundis meid kasutama läbipaistvust kui oma kõige võimsamat relva. Ma ei kasutanud slaide, sest lugu ise oli piisav. Kui rääkisin $3 üllatuskottidest, mis nüüd toidavad tuhandeid peresid iga nädal, kostus publikust sosin. Ja kui ma jagasin lugu pagarikojast, mille omanik nuttes esmakordselt nägi, kuidas tema ülearune leib jõudis perekonda, mitte prügikasti, märkasin, kuidas esireas istujad silmi pühkisid. Mu isa istus 3. reas, kuuldes ja mitte märkmeid tehes, vaid lihtsalt kohal. See hetk oli rohkem kui tehing, rohkem kui tiitel, rohkem kui ükski väline saavutus. Pärast ettekannet moodustus pikk järjekord. Inimesed soovisid mu kätt raputada, jagada oma lugusid raiskamisest ja puudusest, küsida, kuidas nad saaksid oma kogukondades midagi sarnast alustada. Üks naine, kes oli mu ema vanune, hoidis mu käsi ja ütles, mu tütar arvab, et tal on ka rumal idee. Ma helistan talle täna õhtul ja vabandan. Ma ei teadnud, mida öelda, nii et lihtsalt embasin teda. Hiljem pärastlõunal, kui rahvas oli hõrenenud ja tuled hämaraks jäänud, lähenes mu isa mulle uuesti, seekord kergemat sammu astudes. Ma ei mõista veel kõiki detaile, tunnistas ta, aga ma saan aru ühest asjast, sa tegid sellest enda oma ja see on midagi haruldast. Mu näole tõusis naeratus, mille juured ulatusid sinna, kuhu olin varem rangelt kinni hoidnud. Kas sa mäletad seda õhtusööki, küsisin, kui sa ütlesid, et ülejääk ei ole päris töö. Ta vaikis hetkeks, siis noogutas aeglaselt. Mäletan, et olin vale. 3 sõna, lihtsad ja kaalutletud, olid need, mida olin oodanud 3 aastat. Ma ei nutnud, sest mõnikord ei vaja õigustamine pisaraid, vaid lihtsalt tunnustust. Aastate jooksul olin jahtinud välistunnustust, rahastamist, partnerlusi, meediakajastust ja kuigi need asjad olid oma valdkondades olulised, oli see hetk midagi puhtamat. Sügavam tunnustus kelleltki, kelle hääl tundus kunagi edu või ebaedu mõõdupuu. Sel õhtul lennukis tagasi koju avasin oma päeviku ja kirjutasin, mõnikord ei ole suurim tunnustus aplaus, vaid arusaamine. Sulgesin silmad ja lasin vaikuse endasse laskuda, mitte kergendust tundes, vaid juurdudes. Ees ootas veel pikk ja ettearvamatu tee, täis väljakutseid, mida ma veel ei näinud. Kuid selles tunnustuse ringis, kahtlustest äratundmiseni, leidsin jõu, mis oli sügavam kui ükski saavutus või auhind. Selles vaikuses mõistsin ma midagi olulist, edu ilma ühenduseta on tühine, kuid ühendus ilma eduta on endiselt tähendusrikas. Ja kui ma uinusin, tundsin tänu, mis ei olnud seotud triumfiga, vaid sellega, et mind märgati. Öö oli vaikselt alanud, kui telefon äkki helisema hakkas. Ekraanil vilkus tuttav nimi ja ma vastasin mitte mineviku tõttu, vaid seetõttu, et olevik oli lõpuks võimaldanud. Meie vestlus kestis kauem, kui ma oodata oskasin. Ta esitas küsimusi äri kohta, tõeliselt sügavaid küsimusi, mida oli varem reserveeritud minu venna raamatupidamisalase karjääri jaoks. Ta soovis teada, kuidas üllatuspakid töötavad, kuidas me toitu ohutult hoiame ja kui palju inimesi me igal päeval toidame. Vastasin igale küsimusele ja iga vastusega tundsin, kuidas meie vahel midagi muutub. See polnud just andestamine, sest polnud midagi andestada, vaid pigem arusaamine, aeglane ja kannatlik, aastate jooksul kujunenud side. Enne kõne lõpetamist ütles ta midagi, mis mind üllatas, sinu ema tahab ühes meie jaotamiskohtades vabatahtlikuna töötada. Ta ütles, et soovib aidata kotte pakkida.
ma naersin, pisarad surusid äkki silmanurkadesse. Ütle talle, et panen ta graafikusse, vastasin. Ta naeris ja see naer oli soe ning avatud, nagu olin lapsepõlves harjunud kuulma. Kõne lõppedes istusin hetkeks üksi, tundes seda kummalist rahu, mis tekib, kui lugu sulgeb ühe oma ringi. Järgnevatel kuudel ei tundunud edu enam finišijoonele jõudmisena, vaid pigem vastutusena. Minu ettevõte oli kasvanud kaugemale, kui ma kunagi oleksin osanud ette kujutada nendel varajastel öödel mootorrattaga sõites. Koos selle kasvuga tulid valikud, mida ei saanud teha ainult instinkti najal. Seisime silmitsi küsimustega laienemise kohta, kuidas jääda truuks meie missioonile, samas kui turud nõudsid kiireid lahendusi hoolivuse asemel. Kutsed, mis särasid, tundusid vale, partnerlused, mis lubasid kasvu, aga lämmataksid meie ettevõtte hinge. Iga otsus sundis mind küsima samu küsimusi erinevates vormides, mis on tõeliselt võitmine. Tundsin, et naasin korduvalt varajaste päevade juurde, mitte nostalgiast, vaid selguse nimel. Siis ei olnud strateegiat, ei olnud teekaarti, ainult keeldumine raiskamisest ja kangekaelne uskumine, et inimväärikus saab süsteemidesse disainida, kui inimesed vaid viitsivad proovida. See usk sai meie kompassiks. Keeldusime võimalustest, mis oleks meid teinud suuremaks ja kiiremaks, kuid tühjendanud meie loodu hinge. Ütlesime jah aeglasematele teedele, mis hoidsid kogukondi kaasatuna, kohtlesid toitu mitte kaubana, vaid ressurssina, mida tuleb austada. Ettevõtte küpsemisega muutus ka minu roll viisil, mida ma ei olnud ette näinud. Veetsin vähem aega probleemide lahendamisel ja rohkem aega ruumide loomisel, kus teised saaksid neid lahendada paremini kui mina. Õppisin, et juhtimine ei seisne mitte valju hääle või teravates vastustes, vaid kuulamises, kuni mustrid ilmnevad, ja usaldamises, et inimesed suudavad mind üllatada. Sama kannatlikkust, mida olin varem oma perelt vajanud, harjutasin nüüd oma meeskonna suhtes, mõistes, et usk ei saa olla sunnitud, vaid tuleb teenida. Ühel pärastlõunal külastasin jaotamiskeskust, mille olime avanud linnas, kus ma kunagi elanud ei olnud. Hoone pulbitses tegevusest, kastid liikusid mööda tähistatud radu, vabatahtlikud naersid, samal ajal kui nad tööd tegid. Ühel seinal oli keegi värvinud. Sein, millel oli kujutatud leib, mis muutus kätte võrgustikuks, mis seda edasi andis. Seisin seal kauem, kui olin plaaninud, vaadates süsteemi, mida olin kunagi üksi kandnud, kuid nüüd kandsid seda sajad. See oli alandav kogemus, mis ei suutnud võrreldagi ühegi au või pealkirjaga, mida olin kunagi saanud. Sel õhtul kirjutasin endale märkme, just sellise, mida olin kunagi teinud, kui kahtlus tundus raskem kui lootus. See ütles, pea meeles, miks sa alustasid, kui keegi ei vaatunud. Pea meeles, kuidas kõik algas. Pea meeles leib pimeduses. Edu omab viisi, kuidas algused tunduvad kauged, kuid just algustes elab tõde. Hoian seda märkmeid nüüd voldituna rahakotis, mitte mälestusena valust, vaid tõendina pidevusest. Meie ettevõtte asutamise aastapäeval korraldasime lihtsa koosoleku. Ei olnud kõnesid, ei lava, vaid lihtsalt jagatud eine, mis koosnes täielikult toidust, mis oleks muidu raisku läinud. Croissantid pagarijärist, kus kõik algas, võileivad kohvikust, mis andis meile meie esimese ladustamisruumi ja puuviljad toidupoest, mis oli meid kunagi tagasi lükanud, kuid kes nüüd meiega 3 osariigi kaupa koostööd tegi. Minu telefon piiksus sõnumi märguande peale. Rachel oli saatnud foto, kus ta seisis Portlandis kogukonnaaias, ümbritsetuna teismelistest, kes sorteerisid köögvilju. Pealkiri ütles, endiselt päästmas, lihtsalt teisel viisil. Head aastapäeva! Olen uhke selle üle, mida me oleme loonud. Näitasin fotot oma isale. Ta vaatas seda hetkeks, siis küsis, kas see on see, kes lahkus. Noodin. Ta oli hetkeks vaikinud, siis ütles, mõnikord on parimad inimesed need, kes teavad, millal lahkuda. See ei tähenda, et nad ei olnud olulised. Salvestasin foto oma lemmikute kausta. Mõned partnerlused ei kesta igavesti, kuid mõned mõjud jäävad. Minu isa oli koosolekul kohal, istudes minu meeskonna seas, kuuldes rohkem kui rääkides. Minu ema oli ka seal, kandes üht meie vabatahtlike etteastete aproni, aidates taldrikuid otsekohe korraldada, nagu ta alati meie peresöökidel tegi. Ühel hetkel kohtusime pilguga ja ta naeratas, siiras naeratus, mis ei olnud enam kaitstud. Laua ümber oli palju inimesi ja seekord oli vaikus nagu rahu. Esimene e-kiri tuli tundmatult inimeselt, kes elas teisel pool riiki.
Olin süvenenud auditeerimisse ja prognoosidesse, püüdes meie süsteeme järgmiseks kvartaliks joondada. Kirjutasin kiire tänu enne, kui vaatasin uuesti teemarida, inspireeritud teie loost, kohalik toidupääste algatus. Mu silmad libisesid sõnadel, ootamata midagi olulist, kuid kui avasin sõnumi, seiskasid sõnad mind. Alustasin oma linnas gruppi, kasutades teie raamistikku. Me nimetame seda liialt hea, et raisata, gümnaasiumi versioon. Soovin, et teaksite, et see on muutnud meie mõtteviisi toidu osas meie kogukonnas. Lugesin lõiku 2 korda, siis 3. korda, sest tundus nagu keegi oleks nikerdanud osa mu sisemisest monoloogist reaalsusesse. Seal olid fotod, tosin teismelist reflektiivsetes vestides, jalgrattad täis korve leiva ja puuviljadega ja nende taga tahvil olid sõnad, vähenda, päästa, respekteeri. Istusin vaikuses, mu sülearvuti humal tundus äkitselt kauge, kui taipamine hakkas lahti rulluma nagu aeglane päikesetõus. See ei olnud enam ainult minu. Juttude jooned ja jagamine on tõeliselt võimas. Kui ma lõpuks astusin välja värskesse hommikusse, oli möödunud vaid tund sellest, kui olin jaganud sõnumi oma meeskonna poolega. Pealkirjaga, see on põhjus, miks me alustasime, ootas mind ees midagi enamat kui lihtsalt äri. Varsti hakkasid saabuma uued sõnumid, mis tõid endaga kaasa rõõmu ja inspiratsiooni. Meie ülikoolis avati uus peatükk, meie mittetulundusühing korraldas linnaülese toidu jagamise ürituse ning meie manifest aitas veenda linnavolikogu võtma vastu toidu päästmise poliitika. Iga sõnum, mille ma sain, kandis endas sama alandlikku siirust ja ühtekuuluvuse tunnet. Üks sõnum sisaldas pilti emast ja tema lapsest nädalavahetuse turul, kes jagasid üllatuskotikesi naeratades, justkui öeldes, nii me hoolime üksteisest iga päev. Iga selline lugu, mida lugesin, tõi mu südamesse üha kasvava imestuse, mis paisutas mu rinda mitte uhkuse, vaid vaikse seose soojusega. Me olime loonud ettevõtte, äri, mis tegutseb erinevates piirkondades, millel on juhtpaneelid, KPID ja tulumudelid. Kuid need ei olnud lihtsalt ärikirjad, need olid inimlikud kirjad. Need olid inimesed, kellel ei olnud tähtsad investeeringute tootlus või kasvugraafikud, vaid eesmärk. Kusagil teel, alates nendest varajastest päevadest, mil ma mootorrattaga ülejäänud leiba kogusin, olin ma lõpetanud mõju nägemise kui midagi välist, mida mõõdetakse lepingute või rahastamisringide kaudu. Mõju oli muutunud elavaks, inimlikuks, mis tulenes inimeste valikutest, üksikisikutest, kes ütlesid, ma teen seda, sest see on oluline. Ühes videos, mida ma sain, avasid mõned keskkooli õpilased värvilise plakati taluturul, millel oli kirjas, jäägid on potentsiaal. See lihtne, poeetiline ja lootustandev lause kajas mu peas päeva jooksul. Nad ei olnud lihtsalt mudeli järgijad, vaid tähenduse tõlgendajad, kes olid kujundanud idee oma konteksti ja oma arusaama kaudu, kuidas oma kogukondi teenida. Oma varajastes öistes üksildustes nägin ma peegeldust väsinud, kuid sihikindlate vabatahtlike koordinaatorite silmades maapiirkondades. Olin mures väikese kohviku omaniku ettevaatliku optimistlikkuse nägemisest, kes oli mudeli enda jaoks kohandanud. Ja siis, ühel päeval, sain ma kutse, mis pani mind peatuma, riiklik foorum sotsiaalsest innovatsioonist soovis, et ma räägiksin. Mitte meie ettevõtte finantstulemustest, mitte tuluprognoosidest, vaid sellest, kuidas väiksed teod võivad viia süsteemsete muutusteni. Nii ma nõustusin kutsega. Ürituse päeval seisin ma poodiumil, vaadates auditooriumi, mis pulbitses energiast. Ma ei olnud seal müümiseks, ma ei olnud seal investorite värbamiseks. Ma olin seal jagamas tõde, mis oli minu sügavaid juuri kasvatanud. Muutus ei alga juhatuse tubades, ütlesin ma, see algab väikestes, vähem glamuursetes hetkedest, sellest, kuidas märkame seda, mida enamik inimesi ignoreerib. See on purunenud prügikoti õmbluse juures, see on hetk, mil keegi kõhkleb üllatuskoti võtmisel, see on inimeste rütm. Otsus astuda välja, rääkides algustest ja eksimustest, lepingutest ja vaidlustest, lahkumistest ja saabumistest. Jagasin sõnumeid ja e-kirju tundmatutelt, kes elasid elusid, mida meie töö oli puudutanud. Kaugetest paikadest saadetud fotod, ümbermõtestamised koolide kogunemistes ja linnapoliitika foorumites. Kui mainisin teismelisi, kes kandsid peegeldavaid vestid ja hoidsid plakatit, kostus publikust sosin, mitte kahtluse, vaid resonantsi märk. Sain siis aru, et mõju ei ole lineaarne. See ei avaldu ainult seal, kus me seda strateegiliselt määratleme, see kajab igas suunas ja õitseb seal, kus on viljakas pinnas.
Ja vahel on see pinnas avatud süda, mitte hästi rahastatud eelarve. Tagatubades, rahus ja vaikselt, helises mu telefon taas. E-kiri õpetajalt, keda ma kunagi kohanud ei olnud, teie lugu inspireeris mu õpilasi alustama oma nulljäätme aiaprojektiga. Ja selle all oli foto lastest, kes põlvili maas külvasid seemneid, mis kasvasid toiduks, mis ühel päeval võib-olla ei lähe raisku, vaid korjatakse, jagatakse ja tähistatakse. Vaatasin seda fotot, väikeseid idusid, mis tõusid rikka mulla seest ja mõte tuli mulle ootamatult, see ei ole lihtsalt mõju, see on pärand. Mitte minu, mitte nende, vaid midagi, mis on jagatud. Mõnikord kahtlen, kas ma tõeliselt väärin seda, kui kaugele see on jõudnud. Sulgesin silmad, hingasin sügavalt ja lasin rõõmul end läbida, mitte pinnapealne rõõm, vaid sügav ühtekuuluvuse rõõm. Tundsin, et mõte võib muutuda paljudeks mõteteks, sest paljudeks žestideks, üksainus idee võib saada tähistaevaks. Kui inimesed küsivad minult nüüd, mis oli saladus, kuidas ideest, mille üle kõik naersid, sai midagi tõelist, ei anna ma neile valemit. Räägin, et ei olnud ühtegi hetke, mil kõik äkki mõistetavaks sai, ei olnud garantiid, et risk tasub end ära. Olin lihtsalt teinud järjest valikuid ilma aplausita, juhindudes vaikse järelduse poolt, et tähendus on oluline. Räägin, et alahinnatud olemine ei ole needus, kui oled valmis tegema tööd varjus. Mõnikord hilja öösel mõtlen sellele esimesele õhtusöögile uuesti, mitte kibeduse, vaid kummalise sooja tundega selle inimesega, kes ma siis olin. Istusin vaikselt, hoides ideed, mida keegi teine ei näinud. Ettevõtte väärtus on nüüd numbrites, mis teevad pealkirju, kuid need numbrid ei toida mind. Minu toiduks on sõnumid inimestelt, kes ütlevad, et nad näevad toitu teistmoodi, tunnevad end vähem häbistatuna abi paludes ja on alustanud midagi väikest, kuna nägid kedagi teist seda esimesena tegevat. Toidab mind teadlikkus, et üks põlgav naer ei saanud viimase sõna. Ma ei tea, mida järgmine peatükk toob. Olen õppinud mitte teeselda, et ma tean, kuid tean, et edasine tee ei vaja mineviku luba. See vajab ausust, püsivust ja alandlikkust, et jätkata õppimist. Lugu ei lõppenud, kui ettevõte saavutas edu, see süvenes. Ja kui on olemas lõpp? Eluõpetused tulevad tihti meile ootamatult ning nende tähendus võib olla samaaegselt lihtne ja keeruline. Üks tõde, mis selles maailmas silma paistab, on see, et tõeliselt väärtuslikud asjad ei näe tihti välja nagu töökohtade loetelu. Need algavad hoopis küsimustest, mida keegi teine ei ole veel esitanud. Kujutle hetke, mil sa hoidsid käes mõnd sellist küsimust, mis sulatab südame ja ärritab mõtteid, kuid mille üle teised ei naera. See on hetk, mil sa oled justkui avastanud aarde, mille väärtust teised ei näe. Kui see lugu kõlab sulle tuttavalt, siis mõtle tagasi sellele, kuidas inimesed esimesel korral sinu ideed kuuldes naersid. Mis nad ütlesid? Mis tundus neile naljakas? Need esimesed reaktsioonid võivad olla julgustavad või hoopis lammutavad, kuid need on osa teekonnast, mis viib sind sinna, kus sa pead olema. Ära karda küsida küsimusi, mida teised ei julge. Just need küsimused võivad viia sind avastusretkele, mis toob esile midagi tõeliselt erakordset. Sinu hetk on siin ja nüüd ning see on just see, mis võib muuta maailma.